2, 3, 4, et me hakkame vaikselt üritusega peale. Palun leidke endale koht, natuke ootame. Leidke endale mugav koht, me vaatame sealt veel uksest, keegi tuleb sisse. Lugupeetud daamid ja härrad, head koja liikmed ja külalised, tere tulemast koja avaüritusele ja räägime me siis täna elevandist toas. Räägime sellest, et tervishoiusüsteemi sellisel viisil enam rahastada ei saa ja kuidas seda siis teha, ega ometi mitte meie makse tõstes. Minu nimi on Igor Rõõtov. Olen ametilt ajalehe Äripäeva ajakirjanik ja täna on mul austav ülesanne kutsuda siia kohe mõned targad inimesed ja ma arvan, me saalis oleme kõik targad inimesed ja otsida siis sellele küsimusele koos lahendust. Maris, ole hea. Magnus. Egon. Ja teine Igor ka. Mul esimest korda olen ma ühes paneelis 2 Igorit, mõlemad räägivad puhtalt eesti keelt. Nii et. Ja alustamegi sellest, et ma palun igal osalejal ennast põgusalt tutvustada ja võib-olla ka öelda, kuidas nad selle asjaga seotud on. Magnus, hakkame sinust peale. Ja, aitäh. Mina olen Magnus Piirits, olen Arenguseire Keskusest ja miks ma siin täna olen, on seepärast, et eelmine aasta Arenguseire Keskus tegi tuleviku tervishoiu teemalise uurimuse. Ja siis seal me tegime stsenaariumit, et vaadata, et kus me võiksime minna. Ja siis täna siis saabki sellest rääkida. Jah, mina ütleksin ka, et Magnus kohe, kui me oleme ennast tutvustanud, teeb meile siis sellise nagu üldpildi, tuletab meile meelde, milline see süsteem üldse välja näeb, et me siis saaksime minna detailide juurde. Ja Maris? Mina Maris Jesse, tere kõigile. Ma mõtlen nüüd, kuidas ennast tutvustada, et ma olen pigem tervishoiuspetsialist, et see on mu selline valdav elukäik ja ka haridus olnud. Teemaga puutusin esimest korda kokku aastal 1996, kui ma läksin tööle toona Keskhaigekassasse, nüüd Eesti Haigekassasse. Aga mis sealt edasi, seda ma räägin peale Magnust natuke. Tore. Egon? Tervist. Mina ei ole tervishoiuspetsialist, ma võin kõigile seda lubada. Natuke ma tunnen Marist ja natuke olen näinud riiki, kuidas makse kogutakse ja kuidas neid laiali jagatakse, aga praegu pühendun rohkem ühes IT-ettevõttes nii-öelda äri kasvatamisele. Kui suur see kontrast on erasektori ja riigi vahel? Kui niimoodi naljaga pooleks öeldes, siis ma täna käisin niimoodi tööl ja siis kolleegid vaatasid, mis muga juhtunud on ja siis ma arvutasin, et ma ei ole 6 kuud lipsu kandnud, nii et see on naljaga pooleks, aga ma arvan, kontrast mingil määral kindlasti on, et kui sa hakkad midagi ehitama nullist või kui sa lähed kuhugi valmis majja midagi pöörama, et selline kontrast kindlasti, aga väljakutsed ja põnevust on igal pool, ma usun. Igor? Jaa, tere. Mina Igor, ma pole mitu aastat lipsu kandnud, aga mina olen siis igapäevaselt Easy kindlustusmaakleri juht, obikorras ka Kindlustusmaaklite Liidu juhatuse esimees ja ka Teenusmajanduse Koja nõukogu liige. Minu kogu elu on olnud kindlustus, alates ülikooli lõpust 98. aastast ja kogu selle asjaga siin seotud läbi Teenusmajanduse Koja loomulikult, läbi meie diskussioonide, mis meil on olnud siin, pluss siis ka igapäevatöö ja eraravikindlustus, ja selle nurga alt. Aitäh! Väike tehniline informatsioon.
et meid vaatab väga palju inimesi ka veebist, aga teil siin ka kõigil on võimalik oma mobiilseadmelt minna keskkonda sli.to, vajutada märksõna koda ja siis te saate oma mõtteid, küsimusi, repliike ja seal väljendada ja me saame seda siin kasutada, et muuta seda elavamaks. Muidugi, kui meil kõned nagu algavad ja läbi saavad, siis on alati teil võimalus sekkuda, andke käega märku, keegi tahab midagi öelda, küsida, siis me teeme nii, et need sõnad saaksid edastatud. Aga Magnus, ole hea! Jah, aitäh! Nii vaatan, slaid ka. Just, et nagu ma ütlesin, et eelmine aasta Arenguseire Keskus tegi tuleviku tervishoiu teemalise uurimustöö ja meil olid seal ka mitmed partnerid, kes meile aitasid seda teha. Ja vaatasime stsenaariumid aastani 2035, aga enne kui me stsenaariumiteni jõuame, natuke räägiks, et kus me praegu oleme. Ja esmalt, et kui palju üldse kulub tervishoiule Eestis ja mujal Euroopas? Et Eesti kulub siin Ida-Euroopa kanti, kus meil kulub alla 7% SKP-st tervishoiule. Ja ülejäänud Euroopas, ütleme Kesk-Euroopas, Lääne-Euroopas, Põhjamaades on see 10% kanti, ehk siis hulga madalam. Eestis on hulga madalam. Riigikulud või? Siin on kõik kulud, et ka omaosalus. Et kohe saabki sellest täpsemalt rääkida, et mis kulud Eestis on. Et nüüd aastast 2003–2019, ütleme, rahastus võib jagada pooleks. Üks pool on see, mis inimene maksab siis, kui ta läheb tervishoiuteenust saama, on omaosalus. Ja see on tõusnud 24%-ni kogu rahastusest. Ja ülejäänud osa, siis enamus rahast tuleb sotsiaalmaksust, ja see on kuskil 60% ja tasahilju on tõusnud ka teiste maksude osakaal. Ja miks? Et nagu ei peaks, aga sellepärast, et näiteks viimane muudatus oli see, et mittetöötajate pensionäride eest on hakatud maksma ravikindlustusmaksu. Ja kuna see tuleb riigieelarvest, siis ka teiste maksude osakaal tõuseb tervishoiurahastuses. Ja näiteks käibemaksu osakaal selle järgi oleme hinnanud on 7%, ja tulumaksu osakaal 4%. Ja kui omaosalust oli juttu, et siis natuke võrrelda ka muude Euroopa riikidega, siis selle võrdluses on Eesti kuskil keskel. Siin on võetud omaosaluse vabatahtlik kindlustus kokku, sest osades riikides on väga suur osa vabatahtliku kindlustusega kaetud, seetõttu see oleks selline adekvaatsem pilt. Ja me oleme keskel, et seal madalama omaosalusega vabatahtlik kindlustusega on Rootsi, Norra, Saksamaa, Taani ja kõrgema poole peal on Kreeka, Bulgaaria, Läti ja seal on omaosalus peaaegu üle 40% kogu rahastusest, ehk siis hulga kõrgem kui Eestis. Eestis on 26%. Ja küsimus on, et kus me siis praeguste prognoosidega edasi jõuame. Ja kuigi ma arvan, seda on päris palju juba läbi käinud, et 900 miljonit on aastaks 2035 puudu, et siis kordame ikkagi selle üle. Et niimoodi ta praeguste prognooside eelduste kohal on, kui miskit ei muutu, muidugi loodame, et siis ikkagi muutub. Ja miks see nii on see, et tulude pool on väga tööjõumaksudega seotud. Ja seda mõjutab väga olulised kriisid, üldse töövormid muutuvad ja ka samas meie rahvastik on vananev, et järgmise 15 aastaga prognoosi kohaselt keskmine vanus tõuseb 3 aasta võrra, 42–45-ni. Aga samas 15 aasta jooksul tööealist elanikkonda jääb 30 000 vähemaks. See tööealine elanikkond on siin vanuses 15–74, et suhteliselt lai rahvastiku vanuse grupp. Aga jah, 30 000 inimest jääb vähemaks. Ehk siis tulusid ühelt poolt ei kasva nii kiiresti, samas kulud jällegi kasvavad, sest et rahvastik vananeb ja see on see üks suurem põhjus. Teine pool, et mõõdame uusi tehnoloogiat kasutusele, need küll teevad efektiivsemaks, paremaks tulemust, aga samas on nendega seotud ka kulud. Ja kui kuludest rääkida, siis et natukene pilt ette saada, kuhu haigekassa kuluvad valdkondade lõikes ja vanusegruppide lõikes,
siis suurem osa kuludest on seotud vanemaealistega, mis on ka nagu loogiline. Ja teine selline hüpe toimub siin sünnitushüvitistega vanuses 30–42 seal vahemikus. Ja hambaraviga on ka hea, et näha, et kuidas enne kui tasuta hambaravi noortel ära lõpeb, tuleb üks suurem hüpe ja siis kaob ära. Muidugi see on aasta 2019 koht, et selle aasta koht oleks see juba siin keskel see joon oleks ka kõrgem, sest et hambaravihüvitis on nüüd juba kõigile mingis summas kättesaadav. Ja samas praegu rääkisime nüüd tuludest, kuludest, et meil on defitsiidis, aga samas on ka tervishoius muid probleeme. Näiteks, et meil on üks Euroopa suurimaid rahuldamata oleme arstiabiga riike. See küll on natuke allapoole toonud nüüd viimaste andmetega, aga ikkagi teistes Euroopa riikides kõige kõrgem ja miks on pikad OT-järjekorrad. Ja nagu haigekassa vist paar päeva tagasi ütles, et ega see OT-järjekorrad, ka see statistika, mis on, ega see ei ole ka lõpuni päris see, mis see näitab, et pigem on see veel pikemad, sest et lihtsalt osad inimesed ei jõuagi sinna nimekirja või OT-järjekorda. Kas tõesti Türgis on see 3 korda parem? See on inimeste hinnang. See mõjutab ka oluliselt. Kas meie ootused on kõrged ja ka teenus ei vasta ootustele. Võib-olla Türgis on ootused madalad, ma ei oska öelda. Ja teiseks on üsna palju võrreldes OECD riikidega on ravikindlustamata inimesi, 6%. Kui enamasti on OECD riikides 100% või ligi 100%, siis Eestis on 94% kaetud ravikindlustusega. Euroopa riikidega võrreldes ainult Ungaris ja Poolas on madalam see. Aga varsti Maris saab ka rääkida, kuidas seda kõike võiks saada paremaks ka. Ja kolmandaks veel, et oodatav eluiga on Eestis väga kiiresti kasvanud, Euroopas kõige kiiremini. Aga tervena elatud aastad ei ole niivõrd kiiresti kasvanud. Ja kui panna need proportsioone, kui suure osa elust inimene elab siis terviseprobleemidega, siis on 1/3. Ja võrreldes muude Euroopa riikidega on see ikka üks madalamatest. Nii et jällegi tervena elatud eluaastad on ka selline inimese hinnangu küsimus, et see mõjutab ka. Ja stsenaariumid, nendest väga detaili ei lähe, sest et meil on oluline just rahastuse pool ja kui keegi sooviks nendest täpsemalt lugeda, siis saab seda meil veebis lugeda, meie brošüürist või raportist ja mõni on veel seal taga veel ka paberkuju kättesaadav. Aga 4 stsenaariumit tegime, nad olenevad sellest, et kuidas inimesed oma tervist hoiavad, olenevad sellest, et kui palju meil on tehnoloogia kasutusel ja kui palju me teenuseid kasutame. Aga nüüd nendest lähemalt nii palju, et kui palju siis palju tulud ja kulud on. Alustame tervishoiu unelmast, see on sellest tervise mõttes kõige parem stsenaarium, muidugi muid miinused võib ka seal olla, aga just tervise mõttes on hea. Et kui baasstsenaariumis on meil 900 miljonit puudu, siis selle stsenaariumiga oleks 1,15 miljardit puudu aastal 2035, ehk siis 250 miljonit enam. Ja millest see tuleb, on see, et hambaravi oleks kõigile 5 eurose omaosalusega kättesaadav, et ei peaks hambaravi eest maksma enam nii palju. See läheb 55 miljonit 2020 aasta hindadeks, siis selle aasta hindades. Üldine tervisekindlustus, ehk siis kõik inimeseks ravikindlustused kaetud, maksab enam-vähem 80 miljonit. Ja siin on ka eraldi, see ei ole nüüd kuludest kirjas, aga eraldi ka vaimse tervise rohelises raamatus on kirjas, et vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud on hinnatud 570 miljonini, et see on oluline teema, et tegeleks vaimse tervisega. Ja lisaks ka, et kui tahaks kogu Eesti inimeste DNA täpselt ära järjestada, et selle hinnanguliseks kuluks võib pidada kuskil 250 miljonit. See on hinnanguline, sest me lõpuks ei tea, palju see maksma läheb. Hinnad võivad ka alla tulla. Ja järgmine stsenaarium, pragmaatiline maailm, et siin on kõik inimesed ravikindlustused kaetud ja see tähendab seda, et omaosalus võib tõusta peaaegu 51%-ni, aga samas seda omaosalust saab katta ka erakindlustusega. Ja siin stsenaariumis ongi loodud erakindlustus omaosaluse katmiseks. Ja kui me arvutasime, et mis see omaosalus oleks ilma kindlustuseta, et siis ta oleks hinnanguliselt 730 eurot 2019 aasta hindades, aga kui oleks erakindlustus ja erakindlustus oleks riik subsideeriks noori ja vanemeealisi, ainult tööealised maksaksid erakindlustuse eest,
see summa võiks olla seal vahemikus 570 kuni 820 eurot. Vahemik seal üpris suur, sest me reaalselt ei tea, kuidas erakindlustus hinnastab, sest meil ei ole sellist veel väga head kogemust. Tundub, et järjest enam seda tuleb siin uute hüvitistega. Ja järgmine stsenaarium on pool rehkendust, ehk siis kui kõik ei suuda, teeme pool. Teeme kõigile kättesaadavaks esmatasandi ja soodusravimid. Ja see läks maksma 19 miljonit. Et siis veerand umbes sellest, kui tahaks kõik inimesed ära kindlustada kõikide nende teenustega, mis Eestis on. Ja endist viisi edasi, ehk siis me ei tee midagi, jätkame selliselt, nagu oleme. Ja 900 miljonit juba läbi käidud 100 korda. Aga kui seda summat me ei leia muudest allikatest, siis üks võimalus on oma osalust suurendada ja oma osalust kasvaks siis 2-kordseks, ehk siis 50%, 50%-ni. Ja et mida teha, kus saada sellist lisaraha, muidugi selles töös me vaatasime ka, et kui inimeste tervisekäitumine paraneks või ravikvaliteet paraneks, mis see heaolule tähendaks, et need summad on ka vägagi muljetavaldavad, aga pigem keskendume täna otsesele lisarahastusele ja me võtsime siit 4 tükki neid, et esmalt, et võimalik on ka uusi eraldisi luua, nagu mittetöötavate vanaduspensionäride eest, et eraldis alla 19 aastaste eest, sest nende eest ju otse keegi ei maksa, et riik võib teha ka nende eest eraldise haigekassale. Ja see tooks siis raha juurde 244 miljonit, muidugi see peab millegi arvelt tulema, mingi muud maksutõusud või millegi muu valdkonna arvelt, et see ei ole ei tule niisama õhust. Ja sotsiaalmaksu tõus, kui tõsta 2% võrra, tooks 200 miljonit ja kui kõik muid tulusid samamoodi maksustada ravikindlustusmaksuga, nagu näiteks tulumaksuga maksustatud, siis see tooks juurde 183 miljonit. Et suurusjärgus kõik sellised lahendused toovad enam-vähem 200 miljonit, kui võtta suures pildis kokku. Aga samas seda puudujääki tuleviku mõttes, kui võtta kõik summad aastate jooksul kokku, võib-olla katab ainult üksi kataks ära see eraldis alla 19 aastaste eest, et need teised lõpuks aastal 2035 oleks ikkagi raha puudu, et need ei lahenda lõpuni see raha puudust ära. Jah, väga hea, aitäh. Aitäh, ära mine. Et kui kellelgi on küsimusi nüüd konkreetsete slaidide kohta, et mina ise sain siit nagu 2 mõtet, et esiteks me võib-olla elame üsna vanaks, aga see viimane eluots on meil üsna haige ja siis, et meil on vaja kiiresti 1 miljard kuskilt leida, päris selge ei ole, kus seda saab. Et kas teile jäi samasugune mulje või keegi tahab midagi Magnuselt veel täpsustada? Kõik on rahul? Palun. Ta päris 10 pea, sest et need summad, mis siin olid, ei olnud aasta 2035 summad, vaid nüüd aasta 2021 summad. Ehk siis aastal 2035 ta ei oleks 10% punkti, et natuke vähem. Ma võin peast proovida arvutada, me otseselt raportis üle seda isegi vist ei arvutanud. Ma võin äkki suurusjärgus võiks olla ikkagi 3-4% punkti. Kui selline esimene tunnetus järgi, see ei ole täpselt üle arvutatud. Aitäh, Magnus. Istu palun, kuigi nüüd pilt läks veel dramaatilisemaks, et kui koda on siiani rääkinud sotsiaalmaksu laest või sotsiaalmaksu alandamisest, siis nüüd tundub, et meil ei ole siin midagi teha. Tuleb hoopis seda maksu tõstma hakata. Või Maris, kas see on nii? Ole hea. No nii, jah. Et siit oleks ju täiesti ootuskohane üle minna sellega, et öelda, et muidugi tuleb makse tõsta. Muidugi tuleb, aga ma ei hakka seda praegu tegema. Et mina soovin tutvustada rohkem rääkida ühest ettepanekust, mida Sotsiaalministeeriumis viimastel aastatel on ette valmistatud. Me teame, et mitte ükski ettepanek ei ole ideaalne,
absoluutselt kõikidel ettepanekutel, praktiliselt kõikidel muudatustel on oma tugevused, on oma sellised nõrgemad kohad, aga mida me küll usun isiklikult ja ka kolleegid, et iga ettepanek väärib läbiarutamist, sellepärast et töötavad ja Eesti jaoks töötavad lahendused. Me saame siis, kui me räägime, kui me arutame, mitte ei löö ettepanekuid laualt maha ainult seetõttu, et see on tehtud erakonna X poolt või inimene Y poolt. Aga ja siit siis lähen. Mida ma sügavalt isiklikult usun, et aeg on küps selleks, et Eesti ravikindlustuse maksustamise aluseid ja ka kindlustamise aluseid muuta. Ma ütlesin tutvustuses, et minu kokkupuude ravikindlustusega, lähem kokkupuude algas aastal 1996, kui ma läksin tööle Keskhaigekassasse. Ma sain aasta pärast 1997 Keskhaigekassa direktoriks ja enamik nendest 5 esimesest punktist olid juba siis meil teemad. Ma oma esimese arvamusartikli kirjutasin sellest, kuidas ravikindlustuse see toonane ravikindlustuse rahastamise valem ei ole jätkusuutlik, sellepärast et kindlustatud inimeste ja kindlustatuga võrdsustatud inimeste arv on võrdsustunud, aga süsteem oli üles ehitatud ainult 5 aastat tagasi sellel hetkel see ideele, et on 800 000 töötajat ja 600 000 inimest, kes on siis kindlustatud solidaarsetel alustel. Ning vahepealse aja jooksul on nagu kõik need probleemid teravnenud, et tööealiste arv on vähenenud, meil juba toona 90ndate lõpus me rääkisime sellest, et tööjõumaksud on liiga kõrged, millised oleksid viisid tööjõumaksude alandamiseks. Juba toona oli ettepanek, et sotsiaalmaksu võiks jagada tööandja ja töövõtja vahel, nii nagu see väga paljudes riikides ja ka sotsiaalkindlustuse emamaal, Saksamaal on olnud aastast 1883. Ka siis nägime me, et Haigekassa ei suuda katta kõiki tervishoiuteenuseid, mille vastu on olemas täiesti põhjendatud ootus ja vajadus. Ning üks nagu probleemistik on juurde tulnud ja teravnenud eriti viimase 10 aasta jooksul ja teravneb edasi ka. Ja see on siis tööturu muutused, paindlike töövormide tulek, mis on väga hea, aga probleem Haigekassa vaatest on see, et kogu meie kindlustus on üles ehitatud püsivale pikaajalisele töösuhtele, sellele 1883. aastast pärit Saksamaa riigikantsler Bismarcki loodud süsteemile. Inimene tuleb tööle 14, 15, 16 aastasena, püsib seal ilusti töö juures seni kaua, kuni tööõnnetus ta ära viib või ta pensionile läheb. Ja ta on kindlustatud ühe tööandja juures ja kogu kindlustuse nagu ideestik on püsiv töösuhe, kindlustustule tuleb regulaarne raha ja inimene saab regulaarselt vajaduse järgi siis endale arstiabi. Et meil on meie kogu kindlustussüsteem nagu ravikindlustuse poole pealt väga palju toetub jätkuvalt sellele püsiva töösuhte ideoloogiale ja on järjest suureneb inimeste hulk, kelle kindlustus on ebaregulaarne. Sellepärast, et nad töötavad intensiivsemalt 3 kuud, 6 kuud, järgneval perioodil ei tee niimoodi tööd, aga peavad mõtlema, et kus kohast ja millega nad enda siis seda sotsiaalmaksu miinimume maksaksid selleks, et nendel ei katkeks kindlustus ära. Nüüd aja käigus on tulnud ka ikkagi välja süsteemi tugevused. Ja süsteemi tugevustest, kui me vaatame süsteemi, et meie ravikindlustussüsteem on püsinud 30 aastat. Ja põhiprintsiibid temal on püsinud samasugustena, et ta tegelikult on ajas läbi mitme majanduskriisi, nüüd ka läbi tervisekriisi näidanud, et ta tegelikult on päris nagu vastupidav, et ta suudab kriisides vastu pidada. Ta ei ole meil läinud pankrotti erinevalt väga paljudest Euroopa riikidest, Ida-Euroopa riikidest eriti. Et kus on meie süsteemi tugevused? Et meie, ja miks ma seda tugevusi tahan ka lahti rääkida, on seepärast, et ei ole ühtegi head hõbekuuli, millega nagu lahendaks kõik need esimesed 5 probleemi, et me valime ühe lahenduse
ja sellega me lahendame niimoodi, hõbekuul sõidab läbi niimoodi põmdi kõikidest nendest suurtest probleemidest, nii nagu ta sõidab läbi, eks ole, muinasjutus mingisugust suurest probleemist, lahendab mingi koletise agressiooni ära. Et üks lask, üks kuul, üks lask, kõik korras. Et päriselus nii ei käi. Ja nii nagu, et seetõttu, et päriselus on natuke rohkem see nagu muinasjuttude olukord, et lähed paremale, seal ootavad need hädad, lähed vasakule, seal on ka hädad, kuigi teistsugused, lähed otse, hoopis õudne. Et päriselus me peame paratamatult vaatama, mis on tugevused, mis on nõrkused ja mõeldes ravikindlustussüsteemi tugevusest, ravikindlustussüsteemi tulevikust, et hakkab märku andma see, et ma arvan, et ma ei ole 1,5 aastat nagu reaalselt inimeste ees seisnud ja rääkinud, välja arvatud kõige lähemad kolleegid. Et kui me räägime ravikindlustussüsteemi tuleviku arengutest, oleks ju mõistlik sellesse tulevikku kaasa võtta tänase süsteemi tugevused. Et esimene, solidaarsus ja ümberjagamine vastavalt vajadusele. Kõik ei pruugi sellega nõustuda, et solidaarsus on tänase süsteemi tugevus. Aga vaadates Haigekassa avaldatud andmeid, 1% inimestest oli eelmisel aastal neid, kes kasutas ära või kelle ravimiseks kasutati ära veerand eriarstiabi kogu eelarvest. 10%, 5% kindlustatutest, kes abi vajas, kasutas selleks abiks natukene üle 50% kogu eriarstiabi eelarvest, 54%, kui ma peast nüüd õieti mäletan. Et need inimesed, need 5% ja nende lähedased peavad kindlasti solidaarsust süsteemi tugevuseks. Aga on täiesti arusaadav, et need 4% või 50% kindlustatutest, kes kasutas kokku kollektiivselt ära ainult 4% eriarstiabi rahast, et nemad ei arva, et solidaarsust tingimata on tore siis, kui nad tahavad arsti juurde minna ja siis on ebamõistlik järjekord. See, et on olnud vähe vajadust arsti juurde minna järelikult enamikul nendest 50%, pooltest kindlustatustest, selle üle me ei oska ju nagu samamoodi rõõmu tunda, sest meie lahendamist vajab meie mure sel hetkel, kui me tahame arsti juurde minna. Aga süsteemis tervikuna solidaarsus, see ümberjagamine, mida me teeme, on tugevus, sest järgmisel aastal võivad ka nendest 50% keegi olla õnnetult nende seas, kes vajavad teiste toetust, et need suured raviarved saaksid ära makstud. Nüüd panus, et nende panustamine ja hüvitiste vahel on seos, et see on erinevatest läbi erinevate intervjuude, läbi erinevate uuringute välja tulnud, et see on meil ootus, mis me oleme sisse kudunud endale siis 90ndate algusest saadik. Ma maksan ja ma saan. Ma maksan maksu ära, minu tööandja maksab maksu ära, ma tahan saada. Tema ei maksnud maksu ära, tema ei peaks saama. Et see nagu jookseb läbi erinevate uuringute. Ja iseenesest siin saalis on ka Lemmi Oro, minu pikaajaline kolleeg Rahandusministeeriumist, kellega me esimest korda ka minu esimesel Haigekassa aastal kokku puutusime, et ka seda on Rahandusministeerium öelnud, et see seos maksan, saan, on see, mis on sotsiaalmaksu hoidis väga hästi laekuva maksuna siis, kui seda veel kogus Haigekassa kunagi ammustel 90ndatel. Aga, ja siis on sihtotstarbeline rahastus, et see on earmarked, et mis ma tean, et rahanduse inimestele üldiselt ei meeldi igasugune erimärgistamine, rahade erimärgistamine, aga tervishoiule ta on andnud teatud kindluse,
teenuste planeerimisel, aga ta on andnud ka tervishoiule efektiivsussurve. Jällegi midagi, millega ettevõtjad ei pruugi nõustuda, aga tegelikkuses see nii on, et Haigekassa saab arvestada eelkõige selle 13%-ga ja sellest 13% üritatakse välja siis pigistada nii palju teenuseid, kui vähekenegi võimalik, pidada nii hästi läbirääkimisi kui vähegi võimalik. Tervishoiusektor on tugev sektor. Tervishoiusektori võimalused riigieelarvest niisama raha nagu saada rohkem kui see praegune 13% siis palgafondilt on tugevad, eriti koroonajärgsel ajal. Nii et see selline sihtotstarbeline raha hoiab tegelikult sektori teatud efektiivsussurvet. Ja mis vahepeal toimunud on? Et ei ole muidugi olnud seda, et oleks lihtsalt niisama vaadatud, et probleemid on, midagi ei tehta. Et esimesed jätkusuutlikkuse analüüsid, mis on siis, mis olid oluliselt väiksemate numbreid, näitasid puudujääke, valmisid 2005. aastal, neid on korratud ja alati on nende analüüsiga kaasnenud ka ettepanekud, et mida siis ette võtta. Nende ettepanekute alusel on tehtud teatud aukude lappimist, millele Magnus ka viitas, mis on aidanud ajutiselt, aga mitte lahendanud süsteemselt probleeme. Nad ei ole olnud ükski see hõbekuul. Ning nüüd käesoleva aasta märtsis esitas Sotsiaalministeerium valitsusele taas rida ettepanekuid, et koroona tõttu ei jõudnud nad arutamiseni, kuid loodan, et jõuavad arutamiseni. Kindlasti mitte kohe otsusteni, sest eelkõige oleks praegune eesmärk võiks olla see, et me arutame erinevaid ettepanekuid, teeme detailsemaid arvutusi, teeme detailsemaid parameetrite seadmisi ja siis jõuame lahendusteni, mis Eesti jaoks tunduvad olevat edasiviivad. Ma ei lähe nende ettepanekute juurde, mida Magnus ka Sotsiaalministeeriumi poolt on ettepanekud hakata lihtsalt raha kellegi eest maksma, kelle eest täna ei maksta, et ma räägin nüüd ainult põgusalt 2 slaidi toel ühest ettepanekust, mis erineb kõikidest varasematest. Ja miks ma julgesin alustada oma juttu, et ma ei ole rääkimas siin ja argumenteerimas sotsiaalmaksu tõstmist. Et ettepanek, mõte, mida me teeme, mida me arvame, et võiks olla väärt rohkem arutamist, on hoopiski sotsiaalmaksu tänasel kujul lõpetamine. Et harutada lahti ravikindlustuse ja pensionikindlustuse. Pensionikindlustus võib jääda samasuguseks, aga mina ei ole pensionikindlustuse spetsialist, ma ei hakka siit teemat edasi arendama, et mis seal veel võiks, et kuidas pensionikindlustus võiks olla, aga praeguse jutu tarbeks pensionikindlustus 20% tööandja maksta, nii nagu ta on. Aga ravikindlustuse osa 13% tänasel kujul lõpetada ja teha uus makse, ma ei ole maksuspetsialist, ma ei hakka siit jälle ka sõna võtma selle üle, need on samuti detailid, mis peab, nagu need parameetrid, mis peab läbi arutama, viia hoopiski üksikisiku tulumaksuga sarnasele baasile, ehk et laiendada oluliselt ja ajas kasvavalt tegelikult ravikindlustuse maksustamist ainult tööjõu maksustamiselt ka teiste üksikisiku tulude maksustamisele. Samal ajal läheks maks üle töötaja maksuks, mida mõnede inimeste eest võib maksta ka riik. Kindlustatuse aluseks ei oleks enam töösuhte omamine, vaid maksukohustuse tekkimine ning kindlustus saab olla pikema perioodiga kindlustus, mis siis tasandab ära ja aitab just nimelt neid ebaregulaarset tööd tegevate inimeste kindlustuse muuta regulaarseks toimivaks kindlustuseks. Ning tegime ka, et see ei oleks täiendav
raha, et on 33% pluss veel töötukindlustus ja midagi täiendavat, see oleks 13% asemel. Ning me tegime arvutusi, et vaadata, et kas ja kui palju siis õnnestuks tööjõumakse, otseseid tööjõumakse vähendada. Et järgmisel slaidil on 2 väikest stsenaariumit siis arvutatud ära. Üks on see, et kui see on nagu tuluneutraalsena haigekassale, et milline oleks siis see määr, kui haigekassa tulud jääksid täpselt samasuguseks ja haigekassa, ühesõnaga need kulutuse probleemid jääksid ka samasuguseks. Ja teine, et siis, et kui haigekassal, et kui see muudatus tehakse arvestusega, et meil on ootused kiiremale, paremale ligipääsule tervishoiule, seetõttu tervishoid võib vajada rohkem raha ja et milline see maksemäär siis võiks olla, kui me eesmärgistame näiteks 200 miljonilist lisatulu haigekassale. Ja tulemused siis sellised, et esimesel puhul nii-öelda tuluneutraalsena otsesed tööjõumaksud võiksid langeda 11,6%-ni ning siis ka lisatuludega tuleksime me nii-öelda enam-vähem tänase maksumäära juures toime, aga ikkagi nagu, et tahaks, et ikkagi natukene langeks, et siis sealt 0,1%-punktine langus tuli välja. See on hästi lihtsustatud. Tegelikult maailm ei ole nii lihtne ja seda me olen ära tähistanud siis selles vasakpoolses kastis, et sisaldab praegu töövõimetushüvitisi. Et see on lihtsalt, et asjad oleksid nagu võrreldavad. Töövõimehüvitised, haigusleht, sünnitusleht, hooldusleht on mõeldud haigusaegset, kompenseerima haigusaegset sissetuleku langust. Ehk et see on ikkagi seotud otseselt kaotatava töötasuga, mida minnakse kompenseerima, ehk et töövõimetushüvitised peaks samaaegselt sellest ravikindlustusskeemist välja viima, et töövõimetushüvitiste arvutamiseks peaks aluseks jääma ikkagi töötasu otseselt, otsesed tulud ning seetõttu need maksemäärad ravikindlustuse jaoks ei jääksid täpselt samasuguseks, kuhu töövõimetushüvitised, et kas töövõimetushüvitised haigekassast välja viia, millise nagu alus tekitada, kas töövõimetushüvitistele ehitatakse peale mingi katus, nii nagu näiteks on vanemahüvitisele või mitte, et need on samuti kõik detailid, mida peab alles arutama hakkama, aga sellest läheks sõltuma siis see viimane maksemäär. Ning ma olen eeldatavasti jõudnud viimase slaidini, et miks see ettepanek vääriks rohkemat arutamist ja arvutamist. Ta on üks väheseid ettepanekuid, millega saab mõjutada neid kõiki 5 esimesel slaidil välja toodud ja juba aastakümneid olnud ja teravnenud väljakutseid. Et seetõttu ta väärib edasist mõtlemist ning tema puhul säilivad need tugevused, millest ma eelnevalt rääkisin. Parameetreid saab muuta, ka neid maksemäärasid, et see ei välista ka näiteks ettepanek seda, et tervishoidu tuleb rohkem riigieelarvelist eraldist, siis see võimaldaks veelgi enam vähendada siis otsest tööjõu maksustamist. Aga peamine ja soov on, et me arutaksime, et me räägiksime eelkõige ettevõtjatega, sest teie olete need, keda see puudutab. Ettevõtjate seas sellest ettepanekust saaksid mõjutatud erinevad tüüpi ettevõtted erinevalt, täiesti selgelt, vastavalt töötajate arvust näiteks. Aga mis kõige olulisem, ärme tulista nagu sõnumitoojaid kohe maha, ka neid, kes toovad teistsuguseid sõnumeid ja siis saame ühistes aruteludes Eestile ravikindlustussüsteemi, mis meid parimal moel järgmised 30 aastat
edasi aitab, sest vaja on meil ravikindlustust kõikidel. Aitäh! Aitäh, Maris, jää veel püsti. Ma usun, et me oleme nii intelligentses seltskonnas täna, et meil siin mingiks tulistamiseks kohe kindlasti ei lähe ja vaenlaste otsimiseks. Et selge, et meil tuleb see lahendus leida. Aga kas nüüd Marise ettekande kohta ei ole mitte üldisi küsimusi, aga täpsustavaid küsimusi? Jah, olge hea. Suur tänu. Siis tutvustan ka, et olen Kristel Kivinurm Avaronist. Lihtsalt üks täpsustav küsimus, et kasutasite siin ettekandes siis väljendit eraisiku tulud. Et kas sinna eraisiku tulud alla on mõeldud praegusel hetkel arvutusbaasiks ainult palgatulu või on sinna alla mõeldud ka dividenditulu, renditulu, mingisugused muud tulud? Ehk et kas see ümberjagamine sisuliselt toimub ka sellega, et arvestusbaas tegelikult laieneb? See ongi kogu asja mõte, et maksustamise baas laieneks ja mis siis võimaldab vähendada otsest tööjõu maksustamist, aga jah, et seda tööjõu maksustamist ei saa vähendada, kui muud tulud me sinna jäävad siis maksustamist välja. Sama tee on läbi käinud väga paljud riigid ja juba mitmekümneid aastaid tagasi. Ehk et me sisuliselt räägime sellest, et me paar protsendipunkti anname sotsiaalmaksus järele, aga tegelikult dividendi tulumaksu tõstame 13% punkti. Ei pruugi 13% punkti. Võib ka 11,6. Okay. Või siis, eks ole, et need ongi, et kuidas see rahastusvalem pärast kokku tuleb, kas kuskile tulevad katused. Meie tegime arvutust ainult üksikisiku tulumaksu baasi pealt. Kui otsustatakse, ja me meelega ei läinud sellise suurema maksureformi teemadesse, sest see ei ole Sotsiaalministeeriumi pädevus. Ka aktsiisid ei ole meie pädevus, kuigi meile inkrimineeriti alkoholiaktsiisi tõus. Ei, meie ei teinud seda. Ja samuti teeme ka langetamist. Aga et mõte on just laiendada maksubaasi. Ehk et me tegelikult räägime siis ettevõtjate jaoks olulisest maksutõusust kokkuvõttes. Ma ütleksin erinevatele ettevõtjatele ilmselgelt erinevalt. Jätame selle küsimuse praegu lahtiseks. Maris, ole hea, istu. Et meil on nüüd 2 ettekandet ära olnud ja esimesteks peegeldusteks siis meil on laval veel 2 meest, et hakkame Egonist peale. Mis sa kogu sellest asjast arvad? Jamavärk. Jaa, et mina tunnen, et ma olen lõksus. Selles mõttes, et analüüs on vaja teha loomulikult, aga kui analüüsida nagu seda, et palju on raha vaja juurde tuleviku vaates, siis ja niipidi need analüüsi üles ehitades, siis me võiks siit edasi minna. Me võiks võtta sotsiaalkindlustuse näiteks. See summa on oluliselt kõrgem, mida täiendavalt juurde oleks vaja. Need valdkondi on veel. Mina selles mõttes raha juurde panemine on alati kõige lihtsam igas valdkonnas. Ma ei räägi selle, et kellelt ära võetakse, tema jaoks lihtne, aga niimoodi tundub, et see on lihtne lahendada. Tegelikult ma tahaks teistmoodi küsida üldse. Ma tahaks küsida niimoodi, et kui meil on tänane tulubaas, mida me peaksime tegema siis teistmoodi, et me saaksime oma tervishoidu või teisi valdkondi edukalt teistmoodi kui teised tehes üleval hoida. Mina tahaks sedapidi analüüsi näha. See on esimene asi, et aru saada. Nüüd, ja siin teemas ongi siin, et tuleks nagu aru saada, millest me räägime. Kas me räägime sellest, et me tõstame maksukoormust või me ütleme seda, et meie maksukoormuse tase jääb samaks, aga me sisemiselt teeme mingeid asju teistmoodi. Need on 2 täiesti erinevat maailma. Kui me räägime maksukoormusest, maksukoormus, siis see puudutab kõike, millised mõjud sellel on, seda tuleb seal juures nagu hinnata, mis on meie konkurentsitingimused ja muud sellised asjad. Aga kui me räägime, et me mingi sisemiselt korraldame mingit tehniliselt need asju ümber,
okei, see mõjutab küll erinevaid ettevõtjaid erinevates valdkondades, aga kui see maksukoormuse üldine tase jääb samaks, noh, siis ma arvan, on seda neid muudatusi või rahastamise alused lihtsam nagu ellu viia, ma arvan niipidi. Ja siis on oluline ka seda, et noh, kui vaadata täna kulubaasi, on ju, haigekassa kulubaasi, on ju, noh, seal midagi muutub järgmisest aastast minu meelest see vanema või see mingi sünnitushüvitis tõstetakse ringi seal, ütleme, sotsiaalkindlustuse poole peale, noh, mis on ka nii-öelda teenuse mõttes nagu mõistlik, on ju. Aga kui vaadata kulubaasi, siis kuhu me paneme selle raha, on ju, et siin ka üks pilt, on ju, ta läheb ühe kohta. See kui me paneme seda raha sinna, ega see kulubaas ei vähene. Ma väidan, see kulubaas hoopis suureneb. Tegelikult on küsimus see, kuhu ka seda raha panna, et neid tuleviku kulusid vähendada. Et noh, minu meelest ka niipidi tuleb neid asju mõelda. Et kui lihtsalt öelda 900 miljonit, paneme raha juurde, see ei ole 900 miljonit, see saab olema palju suurem summa, sest me ei muuda ju olemuslikult süsteemi, vaid me hoiame seda süsteemi üleval, on ju. Me paneme raha juurde, süsteem läheb tegelikult kallimaks ja kulude baas tegelikult suurem. Selline esmane selline tagasiside. Ma nende tehniliste ettepanekute juurde võib-olla tuleme hiljem. Jah, aga selle tagasiside baasi ju ma küsin, et mis nõu sa annad siis Kaja Kallasele, kes lõpuks nüüd Marise materjalid ette võtab ja hakkab sealt nagu edasi minema. Kust ta alustama üldse peaks? No esimene küsimus on see, et tuleks nagu selgeks teha, kas me räägime ainult tervishoiust või meil on teisigi valdkondi. Me peame selle kõigepealt selgeks tegema, mida me lähme tegema, on ju. Ja selge on see, et seda, ja tuleks ka teistpidi küsida, mida saab siis teha tegelikult teistmoodi. Need on palju intellektuaalselt ja olemuselt palju raskemad küsimused, et kuidas me teeme seespoolt teistpidi. Sest kui minna iga valdkonna juurde ja öelda, et palju sa raha vajad, mis te arvate, mis siis kõik teevad, on ju. Vaadake iga aastast riigieelarve koostamise protsessi, on ju. Mõelge, milline kulu see on, palju siis tegelikult raha saadakse, aga palju kulutatakse sinna kirjutamise peale. See tegelikult näitab asja nagu olemuslikku viga. Tegelikult peaks süsteem olema teistpidi. Raha saavad need, kes toodavad innovatsiooni ja teevad muutusi süsteemides. See peaks olema tegelikult raha andmise nagu üks põhimõte. Ega siis erasektoris sa paned ikkagi sinna, kus sa teenid tagasi, on ju. Aga seda saab riigis samamoodi, üks ühele ei ole samasugune, aga seda mõtteviisi saab juurutada. Et mina arvan, nagu selles mõttes tuleks selgeks teha, mida teha. See on ka oluline öelda, et seda lähme tegema, seda ei lähe teha. Siis on kuidas teha, on ju. Ja selle kuidas juures võiks olla ambitsioon olla ikkagi selles, et me säilitame seda nii-öelda maksukoormuse taset või lähme isegi allapoole. Tegelikult selles võiks olla ambitsioon ja hakkame niipidi mõtlema. Aga kui me mõtleme, et paneme raha juurde, mis see selge, mis me siin arutame, kõik ütlevad, teeme maksureformi, mille pealkiri on tõstame makse, kõik saavad aru, aga kas me tegelikult tahame sinna minna, milles see innovatsioon siin seisneb? Liiga lihtne minu jaoks. Aitäh, Egon. Ja Igor, sinu peegeldus? Maru keeruline. Ütleme, kogu see teema on hästi keeruline. Et ma mõtlesin, et ma istun nagu päris mitme tooli peal, kuigi füüsiliselt ühe tooli peal, tegelikult mitme tooli peal. Et üks osa minust on selline erakindlustuse nagu pooldaja ja mulle tundub, et see üks komponent siin kindlasti on ja peaks olema, eks on, ja te vaadates täna, kuidas see kõik töötab, siis mulle tundub, et see lendab ka. Teine on mina kui ettevõtja, eks, et mis see nagu kõik see muu mulle kui ettevõtjana tähendab, eks on, ja kolmas on see, et mina kui siis eraisik, et mida see mulle kui eraisikuna tähendab, eks on. Ja see eraisikuna, see küsimus on selline minust nagu hästi nagu filosoofiline, et kui ma eraisikuna pean nagu maksma või mida mina saan eraisikuna teha või kus oleks õige võtta minu käest nagu maksu, selleks, et minu nagu et ma terve oleks, et ma ravi saaks, et ma mis iganes, et ma saaks pensioni, et ma saaks, ma ei tea, hooldekodus, et kas see peaks olema siis ainult minu töötamine, minu palk, või see peaks olema kogu minu tegevus ja kogu minu panus. See on hästi filosoofiline küsimus, ma ei tahaks siia laskuda, et mis on see õige vaade või mis on see vale vaade, eks siin, et selles mõttes, et ja ma olen ka nagu nõus sellega, et sinna sisse vaatamine ja mõtlemine, et aga mida nagu riik oma nagu kodanikule siis pakub, et mis on see tase või see, mida me ravivaldkonnas, mida me pensionides, hooldus, mis on see, mida me tahame pakkuda. Või mis on ka ootus, meie kodaniku ootus, eks on ju, et seepärast nemad on ju tegelikult need ju tarbijad ja nemad seda maksavadki päeva lõpuks, kas siis läbi ettevõtte või otse vahet ei ole, eks on ju. Ja minu arust nagu sealt alates siis saabki vaadata, et kuidas seda kõige efektiivselt ja mõistlikumalt teha ja siis me jõuame sinna, et okei, palju selleks meil nagu raha vaja on. Ja vaadata, et ma olen nagu eelkõnelejaga nõus, et see
maksu tõstmine on selline igav, seda oskab igaüks teha, et tõstame maksu ja tehtud ja reaalselt keegi ei lähe seda tegema, ma usun, et vähemalt praegu, vähemalt eraisiku käest, eks on, et aga jah, ma arvan, et see on pigem selline suurem. Samas ma usun nagu seda, et meil ikkagi riigis spetsialistide tasemel inimesed, kes sellega tegelevad ja kes neid varianti arvutavad ja kaaluvad ja mõtlevad, nad on ikkagi, mina usun sellisesse headusesse, et nagu kuskil filmis ütles, et Arabella filmis, et äkki headusega ajab rohkem raha kokku kui kurjusega, eks on ju. Et ma usun nagu headusesse ja usun, et need ikkagi inimesed on spetsialistid, nad tegelikult teavad, mida nad teevad, eks. Jah, selle kaasamine, erasektori suurem kaasamine, tööandjate kaasamine, see on hästi oluline, hästi vajalik, nende kuulamine on vajalik. Tihtilugu see asi jääb kuhugi teise mingi muu faktori taha, see nii-öelda realiseerimine, eks on ju. Et selles mõttes ma arvan, et see on hästi, hästi keeruline ja pikk küsimus, et või siia ühtset vastust leida ja on raske ja kindlasti ühtset rohtu leida on raske, aga see probleem, mida lahata, ma olen ka täitsa nõus, see on natuke lihtsalt suurem kui see, et olemasolevale asjale mingisugust katet leida. Aitäh, et meil on esimesed vastukajad tulnud, et praegu me siis proovime aktiveerida publikut, et me võime esitada küsimusi, võime teha repliiki ja juba käsi tõusis. Tervitus, tänud heade mõtetest, Ranno Tingas, EY. Mul teeks korra küsimus, et kui riigi vaates nagu maksumäära tõstmist kaaluda, et miks me usume, et maksude laekumine paraneb, et kui ma võtan näite, et üüritulud, kus täna on tulumaks 16% ja ikka on probleeme selle kokkukogumisega, et kui see nüüd järsku hüppab 27 peale, et kas ei või juhtuda samamoodi nagu kunagi viimati auto erisoodustusega, et maksumäära tõstmisel maksumaksjate arv kohe kukkus ja keegi ei saa midagi teha. Aitäh. Kes sellele küsimusele peaks vastama? Riigi esindajana seal paneelis. Minul on küll usku Maksu- ja Tolliameti võimetesse heatahtlikult ja kenasti inimestega suheldes rääkida, miks maksu maksmine on oluline. Ja kuidas teisiti saakski Maksu- ja Tolliametisse suhtuda, Egoni ometi oli seal asejuht nüüd nõks aega tagasi, aga ikkagi. Aga tõsisemalt, et see ongi see, et kus me absoluutselt igal ettepanekule, mida me teeme, teie ka on ju, et me kõik leiame tugevused ja siis me leiame, mis on need selle ettepaneku ohud. Ja niimoodi me olemegi päädinud sellesse olukorda, et ravikindlustuse jätkusuutmatuse probleem on numbriliselt ära näidatud juba aastal 2005, me oleme täna aastas 2021, aga me ei saa ikka süsteemsete lahendustega edasi. Ja siis, et nii ongi, et selle tõttu ma olen nagu väga selle juures, et meil on vaja läbi arvutada need ettepanekud detailsemalt, et aru saada, kas summa summarum tervikuna me kõik võidame. See, et kuidas me individuaalsel tasemel keegi võidame ja millisel hetkel me võidame, et see on ju erinev, et ka ühe konkreetse inimese enda ootused aastal 2021 on ühesugused ja aastal 2030 võib selle sama inimese tulude struktuur olla erinev ja ka tema tervisevajadused võivad olla erinevad. Et nii, et ma ei saa teile nagu rohkemat... Jah, aga me küsime Lemmi Orro, ja kes kindlasti näeb seda täpselt. Ja tegelikult, et kui võtame siia juurde ka veel see, et see korraks, et aga kuidas need teistes riikides siis neid seda tulumaksu makstakse? Ma ei tea. Miks me arvame, et ainult meie? Minu enda nagu, et ma olen teinud rahvusvahelist tööd ka enne, kui ma avaliku sektorisse tagasi tulin Eestis aastal 2008, 5 aastat olin ma nagu rahvusvaheline konsultant, 2 aastat Maailmapangas, palgaline töötaja ja Ida-Euroopa riigid olid need, millega ma töötasin.
ning Maailmapank on, eks ole, selline ju multisektoriaalne, et terviseinimene läheb kuskile riiki koos maksuinimese ja nii edasitega. Ja kui ma nüüd võtan seda Ida-Euroopa pilti küll, eks ole, ajast nõksa üle 10 aasta tagasi, siis me pigem, mis iganes põhjustel kultuurilistel, oleme pigem nagu maksukuulekamad kui enamik teisi Ida-Euroopa riike olid toona. Aitäh, aga Lemmi Orro. Tere ja aitäh ja Maris, et kui püss on seinal, siis peab pauk käima või kuidas niimoodi öeldakse siis, et me oleme Marisega palju nagu vaielnud ja me oleme täiesti diametraalselt erinevatel seisukohtadel, Maris seda suurepäraselt nagu teab, aga mõned tehnilised täpsustused, et mis siis juhtub sellest, kui me jagame maksu töötaja ja tööandja vahel. Kas siis töötaja on nõus saama vähem netopalka või? Aga vaadake, mis Eestis maksavad IT-süsteemid, lihtsalt tehniline märkus selline. Võtke ja vaadake, mis juhtus Leedus. Nemad otsustasid vist ikkagi 2019 jagada töötaja ja tööandja vahel maksu. No vaatame, mis on neil selle tõttu õuele tuleb. Nüüd ma olen 26 aastat Rahandusministeeriumis olnud ja ma ei usu, et isegi sotsid tulles võimule sellise maksukoormuse dividendidele peale panevad. See on ennekuulmatu. Lausdividendile, kui mul Tallinki aktsia, miks ma peaks selle dividendi pealt sotsmaksu maksma? Ma ei usu seda eluilmas. Me võime rääkida sellisest meeskoeraga ettevõtlusest, kes täna optimeerib. Aga seda arvutust me oleme ka teinud, sealt ei tule 900 miljonit. Nüüd ma küsiks hoopis teistmoodi, et meil on teeremondiks ehk inimese remondiks vaja 900 miljonit, aga me ei ole kordagi rääkinud, mis tee see söke on, mida me remontima hakkame, kas see, mis täna seal toimub, ehk Econile toetuseks. Ja ma ei pea 2 tundi teid kinni, muidu ma võiks rääkida küll, et kuidas peaks edasi minema ja kuidas peaks siis selle tänase tööturuga nagu kaasa tulema. Me oleme Marisele ka lihtsamat lahendust pakkunud. Teeme ravikindlustusseaduse mitke pidevaks sissetulekuks teeks näiteks rulluvaks, aga see on võõras seadus, see ei ole minu seadus, see on Sotsiaalministeeriumi nagu seadus. Et võib-olla saab ka väikseid muudatusi selliseid nagu teha, et täna on nii, et kui sul eelmine kuu ei laeku midagi, siis sa 2 kuud oled veel kindlustatud ja siis on kõik finito. Aga kui me näiteks võtaksime rulluvalt, siis räägitakse nendest kunstiinimestest, kes saavad suuri summasid. Teate, sellised ei ole olemas. Need, kes saavad suuri summasid, need on ammu OÜ endale teinud. Et see on muidu selline tühi jutt, et praktikas see nagu ei tööta. Ja lõpetuseks, me räägime ju täna kogu aeg, et töö on meil kõrgelt maksustatud. Ja et me nüüd veel kõrgemalt teda maksustama hakkame, no ma ei tea, ma ei oska öelda, missugune poliitik sellise otsuse teeb. Näete, isegi kodualuse maamaksu jätsi võtmata ja 20 miljonit läheb laekumata, täiesti mõistuse vastane otsus, aitäh. Aga ma ikka küsiksin, Lemmi Orro, teie käest, et te olete ka seal natukene lähemal valitsusele, kui enamik meist siin on. Et kuidas, millised sammud nüüd realistlikult võiksid siis hakata juhtuma? Et ma saan aru, et see raha on ikkagi puudu, see elevant on nagu toas või lihtsalt arvate, et keegi ei julgegi seda nagu puudutada ja jääb nagu on? Kui ma nüüd näiteks kodanikuna kui maksumaksjana räägin, te võite öelda, et ma olen riigi palgal ja ma nagu ei maksa ega teeni midagi, eks. Aga sellegi poolest, et ma olen oma peas selle pikkade aastate jooksul mõtnud, et kui mu käest võetakse ära 33%, siis ma olen veel nõus, aga rohkem ei tahaks anda. Et selles mõttes ma olen Econiga nõus, et täna on selline raha, täna on ühiskond nõus maksma 33% maksukoormust kandma ja vaadake sellega, kuidas te hakkama saate. Aga see on minu isiklik arvamus, see ei ole maksupoliitika osakonna juhataja arvamus. Nii, meil on tulnud internetis küsimused, Margus, sa saad... Kui tervishoid saaks 33%, siis tervishoid saaks väga hästi hakkama. Olge. Jaa, tere, mina olen Teada Niilov Arenguseire Keskusest, ma olen siin posti taga, te ei näe mind. Ja pärast Lemmi väga põhjapanevaid kommentaare on üldse raske midagi öelda, aga ma tahtsin ka sekundeerida Egoni märkusele, et saagem hakkama olemasoleva tulubaasiga. Häda on selles, et ei ole sellist asja nagu olemasolev tulubaas. Me arvutasime mõni aasta tagasi koos Praxise ja Rakendusuuringute Keskusega Center iga aasta selle tulemusele, et suurusjärk 17 000 inimest liigub siis sellest nagu traditsioonilisest töölepingulisest töösuhtest ebakindlale tööle,
tööle, noh, nimetame me seda siis vabakutseliseks, projektipõhiseks, iseendale tööandjaks, kuidas iganes, 40 miljonit sotsiaalmaksu jääb laekumata. Iga aasta me liigume tempos -40 miljonit iga aasta, sest need muutused tööturul toimuvad, et seetõttu nagu ei ole olemas sellist asja, et saame hakkama tänaste tuludega, vaid see tulutase kahaneb. Et see on üks oluline asi, mida me peame nende muutuvate töövormide juures silmas pidama. Teine asi, et pangem raha sinna, kus on efektiivne. Ja tegelikult me leidsime ka need stsenaariumide töö, mida Magnus tutvustas. Mulle endale oli kõige sümpaatsem see leid, et geenikaardi tegemine kõigile Eesti inimestele maksab 55 miljonit eurot, mis ei ole müstiline summa. Praegu on meil umbes 100 000 inimest, kes on oma geeniproovid andnud Eestis. Kui me terve elanikkonna ära kataksime ja sellega astuksime väga pikad sammud näiteks vähiennetuses, koroonasse on surnud natuke üle 1000 inimese, aga üle 4000 inimese igal aastal sureb vähki. Personaalne siis sellise, ütleme, personaalse sõeluuringu põhine. Ehk inimene, kes saab oma riskidest teada, läheb sõeluuringule enne, kui teda kutsutakse vanusegrupi põhiselt ja võtab siis ette vastava preventsiooni, et see sääst oleks märkimisväärne. Nii et me tegelikult leidsime ka neid kohti, kuhu võiks olla efektiivne lisaraha panna. Ja veel on tehtud arvutusi, et mõõdukas edenemine rahva tervises annaks juurde umbes 10% SKP-d. Nii et põhimõtteliselt me ei peaks rääkima ainult võtmes, et küsitakse juurde ja lõputult saab ju küsida, lõputult saab anda. Samas, kui me suudaksime rahva tervises nagu edenemise esile kutsuda, tervena elatud eluaastad oleksid pikemad, keskmine terviseisund oleks parem, siis see on investeering. See on võrreldav investeering, kui me investeerime taristusse või majanduskasvu kuidagi muul moel. Aitäh! Aitäh, kas panelistidel on midagi selle kohta öelda? Võib-olla lisaks sellele teale mainitud, et üks suund, mis saab veel teha, on minna tulemuspõhisele rahastusele üle, mis võiks siis efektiivsust tõsta süsteemis ja lõpptulemus ka parandada, ehk siis tervena elatud aastad ka kasvaks ja läbi selle, nagu Tea mainis, et meie lõpuks SKP kasvab, et ärme võta seda kui kuluna või panusena. Ja teine asi veel, et see dividendide maksustamine ravikindlustusmaksuga, et enne kui ma täna siia tulin, arutasin ka läbi selle, et palju on räägitud ka sellest, et kes siis kannab seda, milline töö, et need mõjud on erinevad tööettevõtetel. Ja et kordaja, mis ma leidsin, on 6,2. Ma ka räägin lahti. See tähendab seda, et töötajate brutotasu peab olema 6,2 korda kõrgem kui dividendide summa. Ja alates sellest kordajast on see ettevõttele kasulik, kui ravikindlustusmaks oleks 11% võrreldes praeguse 13%-ga. Ja nüüd mõni näide, mõne suure ettevõtte, kus on kõrge palgad, 200 töötajat, keskmine palk umbes 4000 eurot, selline mõni IT-ettevõte. See on riigisektor või? Mitte riigisektor, aga et sellisel juhul ta saaks maksta 1,4 miljonit dividende, et seal on tema tulukulud sellise muudatusega tasakaalus. Aga muidugi see on eeldusel, et riigi või haigekassa või riik ei saa rohkem tulusid, tuluneutraalsus on seal. Ja see kordaja muidugi väga drastiliselt väheneb, kui ravikindlustusmaks oleks näiteks 10%, see kordaja oleks 3,7. Et tõesti, kellel on suured tööjõukulud, et samas võib-olla dividendi summa ei ole ka siis niivõrd suur, proportsioonist oleneb, et siis nemad just võidaks sellisest muudatusest. Muidugi ainult see on ettevõtte vaade, et kindlasti selle samal inimesel võib olla muid investeering ka, kus ta peab ka maksma seda ravikindlustusmaksu, et siis võib-olla tema isiklikus vaates ei ole see ikkagi niivõrd positiivne. Aitäh, ma te jõudsite selle arvutuse kõik peas läbi teha. Margus, ole hea, sul on seal tulnud interneti vahendusel küsimusi. Nii, jagan siis neid mõtteid, mida on Slido vahendusel meilt küsitud ja ka lihtsalt kommenteeritud. Kõik nad on küll anonüümsed, aga see ei vähenda nende mõtete kaalu. Esimene neist on see, et maksan võrdub saan. Kas see ikka on nii?
ravijärjekorrad on niivõrd pikad, et paraku ei saa inimene abi väga sageli. Abi saab hoopis raha eest erapakkuja käest. Et see on lihtsalt üks kommenteeritav asi panelistidele. Teine samasugune mõttekäik on see, et kas on teada ka mõni hea ja toimiv ravisüsteemi näide lähiriikidest, mis võiks Eestile eeskujuks võtta. Kolmas selline mõte ja küsimus iva on see, et kas kuskil kajastatakse, on olemas ülevaade eraalgatusel kogutud ravirahade summadest, näiteks kingitud elufond ja muud säärased veel, et palju me niimoodi ravisse panustame veel. Ja siis on lihtsalt ka üks selline ääremärkus, et palgad tõusevad kiirelt ja see peaks tõstma ju ka sotsiaalmaksu laekumist. Kas siis on nii? Nii. See on palju küsimusi, ma valin siit ühe välja, mis mulle tundus atraktiivne. Et kas on meil mõne teise riigi näol eeskuju või kas või osalist eeskuju, kus see asi on hästi lahendatud ja kus me võiksime malli võtta? Et Magnus ja Maris, te teate midagi sellist? No ma võin rääkida sellest, mis me nüüd eelmine aasta töös, me vaatasime 3 riiki seal, mis igas riigis on oma teatud plussid ja oma miinused muidugi. Et see ei tähenda, et mõnes riigis me saaksime terve süsteemi üle võtta. Aga me vaatasime Jaapanit, Hollandit ja Suurbritanniat. Et igas riigis oli oma pluss. Et Jaapanis nende selline mitu plussi, aga üks oli see, et seaduste vastuvõtmisel nad hindavad seda, et kuidas see mõjutab inimeste tervist. Seega selline mõttemalli muutus poliitilisel tasandil. Et muudame absoluutselt tervisega mitte seotud seadust, aga see võib mõjutada kaudselt ikkagi tervist, et läbi seda hinnata. Ja Hollandis on just selline õdede pool hästi tugev, et õdede õigused on õdesid palju rohkem kui Eestis, õdede õigused on palju suurem kui Eestis, et nemad just selline esmatasandile paneb palju rohkem rõhku, kui võib-olla me Eestis senimaani oleme teinud, kuigi me suundume ka sinna, aga meil lihtsalt on teatud piirangud veel ees. Ja Suurbritannias, et kui ma enne rääkisin ka tehnoloogia kuludest, siis Suurbritannias on hindavad seda, et me ei võta igasugust tehnoloogiat lihtsalt kasutusse, kuna see on lihtsalt tore ja vahva, vaid nad hindavad, palju see kasu toob. Ja kui see tehnoloogia kasutusele võtta on kulukam kui see, kui palju ta kasu toob, no siis me seda lihtsalt ei tee. Muidugi seal on mingid erandid ka, mis on tekitanud probleemi, aga siiski selline lähenemine, et see peab ikkagi lõppkokkuvõttes kasu tooma. Et sellised näited. Maris, kas sul on mõnda näidet? Sõltub sellest, et mis me omale eesmärgiks seame. Et kui me ütleme, et kas on mõnda head süsteemi, mida me võiksime üle võtta, et siis, eks ole, süsteemi tasandil kõige võrreldavamad 2 näitajat on see, et kui palju sinna süsteemi investeeritakse, nii avaliku kui ka eraraha ja milline tulemus on. Tulemus väljendub rahvusvaheliselt kõige võrreldumana keskmises elueas. Ja siis, eks ole, see tervena elatud eluiga, et ta on küll jah, ta on subjektiivsem, aga ta on ikkagi, ta ei ole päris niimoodi, et keegi küsita inimese käest, et hei, kui ta läheb, vaid küsitlusuuringus küsitakse, kas inimesel on tervisest tulenevaid piiranguid tööelus, igapäevaelus osalemiseks, et ta on ikkagi nagu subjektiivne küll, aga ta on ikkagi mingite parameetritega piiritletud. Ja nüüd siis pahalugu või ma ei tea, mitte pahalugu, aga et selline mitte ootuspärane vastus, et kui me võtame seda, kui palju süsteemis tervikuna on raha ja milline on siis see tulemus tervise näol, siis oleme meie see riik, kust käiakse vaatamas ja küsimas, et kuidas te seda saavutate. Ja see ei ole see vastus, eks ole, mida te ootate, on ju. Aga et see on see, ja me ise ka ei ole rahul. Kui ma lähen arsti juurde, ma ka tahan kiiremini saada. Ja kui ma lähen arsti juurde, siis mul on ka tähelepanekuid ja mõtteid, mida saaks nagu teisiti ja paremini teha, mida ma küll ei väljenda oma raviarstile, aga mul oli võimalus seda väljendada tööalaselt siis teistes kohtades. Aga et just see on see, miks ma ütlesin, et see sihtotstarbeline raha, mis haigekassal on pannud meie tervishoiule efektiivsussurve, suurema efektiivsussurve kui paljudes teistes riikides. Aga et kuidas öelda, et mida me peaksime või saaksime teistelt üle võtta, on eelkõige öeldes, et mida me tahame, mis on meie eesmärk
ja siis selle järgi need elemendid kokku koondada, nii nagu Magnus juba, eks ole, näidetega algust tegi. Egon, Igor. Ma näidete puhul ei kommenteeriks, ma lihtsalt Rannole siin sekundeeriks, et selles mõttes, et see küsimus, et kas nii-öelda makse järske tõstes, et on see summa 2+2, et vähemalt Eesti praktika näitab ja ka maailma praktika näitab, 2+2 ei ole 4, ta on heal juhul 3. Ja mida järsemad on tõusud, seda rohkem võib eeldada, et ettevõtted, inimesed muudavad oma käitumist. Mitte selles suunas, et maksta rohkem maksta, vaid nad mõtlevad, kuidas siis käituda nii-öelda säästlikumalt, mõistlikumalt. Ja seda ei saa panna kategooriasse, et kõik väldivad, nagu kuritarvitavad süsteemi, vaid nad leiavad teised lahendused. Et see on tegelikkus. Ja siin on näiteid küll ja ma arvan, meie riigil on juba kogemust, mida võiksid kaasa võtta. Et see 2+2 ei ole kindlasti 4. Siia juurde korraks, et see on nagu üks nagu asi, mida ma samuti tahaksin arutada, et me ju teame, et paindlikud töövormid suurenevad, need erinevad inimeste üksikisikute tulustruktuur jääbki järjest rohkem nagu laienema, tekib järjest rohkem inimesi, kelle tulustruktuur laieneb. Et mida pikemalt me viivitame nagu maksureformi otsustega, seda rohkem me juurdume sisse sellesse olemasolevasse, seda rohkem suurem hulk inimesi on huvitatud sellest, et mitte miski ei muutuks oma individuaalsest, tänasest ja homsest perspektiivist lähtuvalt, mitte tingimata, eks ole, oma 5 aasta pärasest, nagu 5 aastat edasi olevast perspektiivist lähtuvalt. Et seetõttu on minu arvan, on praegu nagu veel, ongi tagumine aeg rääkida sellest, kuidas me neid passiivseid tulusid maksustame, millised on mõistlikud määrad. Nii et me ei pea neid minema ülemäära maksustama, aga et me saame paindlikult ja tasapisi asju teha. Aga mina ei ole maksuspetsialist, aga mulle lihtsalt tundub nii. Igor. Jaa, et minust on, ma olen nüüd see kindlustuse inimene, et erakindlustuse, vabandust siis, et minust on nagu, praegu me räägime sellest nagu ühest nagu setupist ikkagi, kuidagi kogu see üks setup, eks on ja, aga selles osas, mida tegelikult on ka koda soodustanud ja mida meelt ka mina olen, on see, et selle asemel, et see raha võtta nagu maksuna inimesele, talle nagu anda teenust nagu vastu, võib-olla soodustada riigi poolt seda, et aga osta see ravikindlustus ise või osta see ettevõtjana see ise, eks on ju, või osta see eraisikuna ise, vali ise endale teenusepakkuja ja vaata ise, eks, et ma saan ütelda nagu meie, ja selles mõttes, et see täiendaks seda täna olemasolevat asja, mida ta ei asenda, eks, et Easy koha pealt nii palju, et kui me tegime, meie kui ettevõtjana ostsime töötajatele eraravikindlustuse, tõime selle nii-öelda ühe osa motivatsioonipaketist sisse, ja esimesel aastal 38% töötajatest liitus sellega, eks pakud kõigile, liitus 38%. Teised valisid seal, kes valis seal sportimise ja mingid muud asjad, eks on ju. Sest see, mida sa töötajale pakud, see nii-öelda motivatsioonipakett, seda sa niikuinii teed, sa midagi ikka pakud neile, eks on ju, sa pead täna pakkuma. Teisel aastal oli see protsent juba 52% ja see aasta 77% liitus. Me ei teinud mingit spetsiaalset agitatsiooni, mitte midagi. Aga nüüd on mina kui tööandjana, mina nagu investeerin või kas või siis asendan mingi hüve kliendile sellega, eks, ja ta väärtustab seda. Ja samas on tagatud seal jätkuvalt, see aitab seda riiklikku või toetab riiklikku ravikindlustussüsteemi, ta toob raha sisse süsteemi, ta ei vii süsteemist raha ära. Kui järjekord on pikk riiklikus kohas, ja sa tahad mujal seda teha, sa saad seda teha, sul on see olemas, ei ole probleemi, eks on ju. See toetab sinu neid uuringuid, makstakse kinni see, et ennetada igasugu asju, käia uuringutel teha, eks. Et selles mõttes ma nagu pigem nagu vaatan seda, et ongi, et üks on nagu raha ära võtta, mängida selle sama süsteemiga, teine on otsida toetusi ja pigem jätta see raha ja ütelda, et otsi ise, vaata ise, eks on ju, et või soodustada kuidagi seda vaadet.
Maris Maris. tahtis Me Maris, natuke kas see Igor, käeviibe selja oli see, taga kas see käeviibe, Maris, et ma tahan vett või ma tahan kommenteerida? ei, ma tahtsin nii üht või teist, et siis ma vaatasin, Egonil oli vesi otsas, mul oli vesi otsas ja aga et ma natukene tahtsin siit jätkata küll, et täiesti et mul on väga hea meel, et sa ütlesid selle välja ka nagu sõnaselgelt, et erakindlustus, eriti Eesti-suguses, eks ole, väikese turuga riigis, et ta saab olla täiendav nagu sellele solidaarsele suurele kindlustusele. Aga korra selle siis tööandja terviseinvesteeringute erisoodustusmaksu vabastuse juurde, et me ikkagi, et see oli ju mõeldud eelkõige tervise edenduseks, et tööandja saab investeerida inimese tervisesse, aga ta järjest enam kisub sinna tagajärgedega tegelemise aukude lappimiseks, et haigekassa järjekord on pikk, sellepärast, eks ole, erakindlustuse kaudu saab kiiremini arsti juurde. Nii et minul on mure, et see tervise edendamise komponent selles erisoodustusmaksu vabastuses jääb järjest rohkem tahaplaanile. Ja see on nüüd üks koht ka, kus ma tean, et Lemmiga ei nõustunud, aga et nagu inimese tervise vaatest oleks see, kui tööandja juures oleks lõunasöögi soodustus tervislikule tasakaalustatud toidule, et see võib tervise vaates anda rohkem kui see spordiklubi pääse või siis, eks ole, kiirem vajadus või kiirem arsti juurde pääs. Et nii, et natukene seda, aga ja siis ma siia juurde panen ka ühe asja, et jällegi, et kui me mõtleme tööandja siis põhistele kindlustustele, siis jällegi need on nagu ajas muutuvad, sest paindlikud töövormid, väikeettevõtlus ja tööandja põhised kindlustusskeemid nagu omavahel ajas on järjest enam nagu, eks ole, nagu lahknevad, aga praegu on nad selgelt omal kohal. Samas me ju teame, eks ole, et kindlustustel on jällegi nagu otstarbekam ja efektiivsem pakkuda kindlustust tööandja põhiselt ja suure tööandja põhiselt, mitte üksikisikutele ja väikeettevõtetele. Pakutakse nagu juba täna kõigiks, et Eesti turg on kuidagi, vaadates ümberkaudsetest riikidest, selles osas väga maha jäänud. Aga see on ravikindlustustena Eestis kõige kõvemini arenev valdkond. Ma lihtsalt mõned numbrid annan siia taustaks, et Marise jutule, et see aasta läbi eraravikindlustuse makstakse või hüvitatakse ravikulusid erinevaid asju, suurusjärgus umbes prognoos on 3,5 miljonit aastas. Sellest suur osa läheb hambaravi kulude katteks, mida haigekassa väga suures osas, ütleme, alates siis 19 vanematele inimestele ei kata, eks, et lastele küll, mis tähendab seda, et ta tegelikult asendab seda. Nüüd teisele kohale on jõudnud profülaktilised asjad, nagu just nimelt erinevad vaktsiinid, erinevad need testid või analüüsid või kõik, mis sa teed, on ka see nagu ennetav, tegelikult see ongi ennetav, et mina tööandjana ütleks näiteks, et ma ei tea, mehed 45 pluss või naised nii palju, väga hea, sa saad regulaarselt käia, me saame ennetada, eks, mis on tegelikult nagu ennetav. Ma olen nõus, et tööandja ravikindlustus ja selline töökohad, mis ei ole nagu seotud ühe tööandjaga, see tegelikult, need kasvavad lahku üksteisest, eks, et see mingi hetk tööandja ravikindlustus võib-olla see ei toeta, aga selleks ajaks võib-olla on eraravikindlustus ka Eestis nii palju arenenud, et ka kui eraisikul on valida tõesti seda, et kas ma maksan, ma olen kokku dividenditulu, müün autosid siin veel, korterid, mis iganes ja maksan selle pealt mingi protsendi riigile, või ma võtan selle sama raha ja lähen vaatan ise, kust ma saan osta ja mul on pakkumist piisavalt ja ma saan seda teha. Et see on selline jällegi, mina ütleks nagu selline filosoofiline küsimus, et kas jääda nagu kinni sellesse, et neid asju teeb ainult riik ja nii ongi ja era teeb seda või
võtab eraga teatud asju üle, mida võib-olla riigil ei ole mõistlik nii hambaid ristis hoida. Ma ei tea, ma ei ütleks, et üks või teine on õige. Lihtsalt see on need küsimused, mida nagu arutada. Sest nagu me enne ka rääkisime, et riigi pööramine selles suhtes, ja sa ise tõid ka näite, laeva pööramine on jube keeruline. Et see on võimatu, et reageerib alati kiiremini tegelikult ja reageerib vastavalt nõudluse pakkumisel kohe, vastavalt selle tehakse tooteid, vastavalt selle toimub hinnastamine ja kõik, ja see, kui eraravikindlustus läks käima tõesti, siis see läkski peale seda, kui see sama erisoodustusmaksu vabastus sellele 400 eurole tuli. Ja ma toon nagu veel ühe näite, et kolmas sammas või pensionikindlustus üldse, seal ju tegelikult täna riik jagab ju inimesega tegelikult see teine sammas, kus inimene annab, riik paneb, eks on, ja kolmas sammas on see, et inimene ise saab endale. Tööandja vaatest on niimoodi, et on kolmandal sambal on tööandja vaatest, kui ta tahab oma töötajale kolmandat sammast osta, on 6000 eurot aastas maksimaalne summa maksuvaba, selle erisoodustus maksuvaba, eks on. Ravikindlustuse mõistes, kui ma tahaks ravikindlustust osta, see on mul aastas 400 eurot maksuvaba, eks on. Et lihtsalt need vaated või käärid, eks on. Aitäh! Kas on tekkinud küsimusi, repliike? Jah, järgmine sealt. Jah, olge hea. Partnersest olen mina ja siin viimasele saalist küsimusele või kommentaarile natuke nagu oponeerida, ja ka kogu sellele eraravikindlustusteemale, et kes maksab, tellib muusika, et see ju eraravikindlustusel võib-olla on nagu arusaadav, aga et kui teda siin riiklikult teha, see geeniuuring kõik ära kaardistada, personaalne lähemine, et see tegelikult võib ju viia ka nagu üleravimiseni ja hoopis nagu need efektiivsuse punktid, mida loodetakse saada, võivad ju tegelikult olemata jääda. Ja kui me lähme siis sellele suuremale eraravikindlustusele, et siis sealt minu meelest tõusetub väga selgelt ka siis ravivigade ja arstide vastutuskindlustuse küsimus. Et ma ei tea, kas ja kui palju see üldse tervishoiu rahastamisesse puutub, aga väga huvitav oleks kuulda, et millised on teie mõtted sel teemal. Aitäh! Nii, kas keegi on valmis vastama? Mina võin selle patsiendikindlustuse osas vastata, et ja Igor saab täiendada, et ta nagu otseselt puudet ei oma, seda patsiendikindlustust meil on vaja sõltumata sellest, kas enamik raviarvetest makstakse riigieelarveliselt või erakindlustusest või solidaarsest kindlustusest. Et pikalt on seda töötatud, kontseptsioonid olnud erinevad, 2019 valmis meil eelnõu, mille arutamiseks moodustati ainult poliitikutest koosnev komisjon, aga siis tuli õnnetuseks koroona ja ta niimoodi ei läinud edasi arutusele, aga selle uue valitsusega me käisime maikuus, käis Sotsiaalministeerium koheselt tutvustamas põhimõtteid ja taas töös küll nüüd natukene muudetud kujul, et kui võrra vahepeal oli ära reformitud pensioni teine sammas, siis kindlustusseltsid, kelle kaudu seda patsiendikindlustust soovisime teha ja jätkuvalt soovime teha, oli kahanenud usk riigi asjaajamisse ja pikaajalistesse kokkulepetesse. Et ma vabanduse, ma sinu poole automaatselt vaatasin, mis nägu sa teed. Et aga igal juhul usk nagu kahanes natukene pikaajaliste kokkulepete pidavusse ja seetõttu praeguses järgus siis praegusel hetkel valmistatakse ette nagu 2-astmelist eelnõud, mis on alguses inimestele kahjuks ebamugavam. Aga me vähemalt loodame, et kui esimene sammu saab tehtud, siis saab teise sammu sealt ka järgi ja loodame jätkuvalt seltside koostööle. Või mis ma nüüd ütlen, ma tean, et mu endised kolleegid Sotsiaalministeeriumis loodavad jätkuvalt seltside koostööle. Igor. Ja kõigepealt, ma olen, täpselt nii oligi, nagu Maris ütles, et aga ükski kindlustus, tema olemasolu või mitte olemasolu ei muuda seda, et nüüd varstid teevad vähem vigu või midagi. See on teisejärguline, et minust on oluline siin aru saada seda, et kas see viga oli tehtud või mis iganes, ja põhirõhk on tegelikult seal, et aru saada, kas tõesti see oli arsti viga või olnud. Et see kindlustuse fakt on seal juures lihtsalt see,
mis aitab seda viga hüvitada. Ja see on nagu tavaline, ja kas see siis, kui lihtsalt selle hüvitise võiks see klient või inimene kiirelt kätte saada. Et kui viga on tehtud, fakt on olemas, see on olemas, siis patsient või kes iganes peaks selle raha kiiresti kätte saama. Ja sinna juurde hästi olulisena, mis on kokku lepitud ja toetakse, et see hüvitamine ei sõltu süülisusest ja süülisuse tagaajamisest. Et inimene peab oma siis selle mure, mis tekkis, saama hüvitatud, kui see oli viga, või kui oli midagi, mida tegelikult teisiti käitudes oleks saanud ennetada ja siis et ei aeta taga niimoodi süülisust, ühtlasi see ka inimese jaoks on mugav ja see aitab ka neid võimalikke vigu välja tuua ja aitab neid edaspidi ennetada. Ja süülisus sellest nii-öelda seaduslikus mõttes süülisus, et kui ikka juhtus, nagu ikka tegijal võib juhtuda aeg-ajalt, eks on, et siis see ei pruugi olla tahtlik tegevuse süüline. Ja. Tahtluse korral on jätkuvalt, kõik aetakse jälgi. Siis kindlustus ei aita enam. Natuke statistikat, et Eestis raviga välditav suremus võrreldes muu Euroopaga võiks olla hulga parem, et kui Eestis on see umbes 130 inimest 100 000 inimese kohta, siis Euroopa Liidus keskmiselt on 80 inimest. Et kui me liiguksime 50, suudaksime 50 inimest liikuda Euroopa Liidu keskmise suunas. Ja siin me hindasime seda, et kuidas, palju me eluaastat sellega võidame Eestis ja kui palju see inimeste heaolu saab rahaliselt mõõta, et palju see siis nagu tõstaks. Muidugi see on mingi väike osa on ka maksutulu, riigi vaates maksutulu kasvu, aga heaolu mõttes, kui me suudame aastas ära hoida 650 surma, siis ümber hinnatuna, ma kordan veel korra, heaolusse, mis ei ole, et see täpselt see raha tuleb, vaid see summa on kuskil 1,5 miljardit eurot. Et selline märkisväärne inimeste heaolu kasv hinnatuna rahas. Aga ma täpsustan, kui nende sinu tabelite juurde tagasi tulla, kas me näeme siin nagu otsest korrelatsiooni, et see riik, kes võtab rohkem makse, et seal inimesed elavad tervemalt ja kauem? Ma otseselt ei vaadanud seda, kas nii on, kuigi jah, Põhjamaades on kulutused suuremad, oodatav eluiga või tervena elatud aastad ka kõrgemad, Põhjamaade näitel vähemalt see nii on. See ei ole seotud sellega, et seal on lihtsalt ülmem ja inimesed kuidagi säilivad paremini. Nii, ma olen siia võlgu, palun mikrofoni siia. Kuidovik. Maris, ma äkki mingis mõttes toetaks või ma vaatasin neid tugevusi, mis olid meil tänase süsteemi juures. A, solidaarsus ja B, see, et nii nagu maksan, nii ka saan. Jagan mõlemaid, absoluutselt, aga seal on vastulu, eks ole. Sest kui me kõik maksame ja saame täpselt sama palju, kui me maksame, siis me ju ei ole solidaarsed. See on risti vastupidine koht. Lihtsalt arvan, et äkki on lihtsam seda kõigile nagu arusaadaks teha, kui me ütleks nii, et riigi ülesanne, Sotsiaalministeeriumi, valitsuse, kõik selle moodustise ülesanne, mille me kõik kodanikena oleme loonud, on ülesanne tagada see solidaarne osa. Ja see erinevus, milles me oleme, ja see erinevus on see, mis on mitmekessus, see on see, mis meid rikastab, see on see, mis teeb Eestist selle ägeda koha, kus me tahame olla. See on see, kus on Igor, see on see, kus me oleme kõik ise oma erinevate tervisekäitumistega ja erinevate harjumistega, erinevate sportimisharjumustega ja mida iganes me sööme. Ja me võime lõputult vaielda ilmselt see, milline on see tervislik toit, just nimelt see sedel seal menüü, mis sinna läheb, siis sinna maksusoodustuse alla või mitte. Et ei aita. Et selle solidaarse poole koha pealt jällegi meil on täiesti ühel me peame selle tagama, selle kuskil selle mingi lävepaku, mis on kõigil olemas, millest allapoole me kedagi kukkuda ei lase. Kuidas seda rahastada? Siin ma arvan, lihtsalt nii palju ma küll julgen öelda, et ma ei jaga sul seda meelt, et me peaksime seda rahastama läbi sihtotstarbelise maksu. Vaatame tagasi, sama 30 aastat tagasi, see 13 ja 20%, need pärinevad minu mälu järgi vähemalt Savisaare valitsusest. See oli 90. Ja need arvutati toona Rahandusministeeriumis kuskil ikkagi eelmise aasta statistika järgi välja, vaadati palju meil tervishoiu peale kulus, palju meil palgakulud nagu Statistikaameti meil olid, tehti see arvestus, saadi see 600 või 800 000, eks ole.
Aga sihtotstarbelise maksuga häda on see, miks neid ei tohi teha, ükski tark valitseja neid ei tee, juba vanast ajast visiirid õpetasid niimoodi oma miired, ärge tehke sihtotstarbelise maksuda, sellepärast et maksubaas ja maksuotstarve arenevad erinevates suundades, igal juhul. 10 aasta pärast ükskõik, kas me paneme praegu sinna 11,6% või 12,48%, ikka oleme käppuli. Ette nähtavalt. Et see hakkas see maksubaas meil lahti kasvama 90 keskel juba, nüüd me oleme lappinud seda kogu aeg, riik paneb midagi kuskilt juurde, nagu lipp-lappi tekk, eks ole, et sealt ei tule seda, et tegelikult me selle solidaarsuse probleemi ja kõige suurema kindluse teile annab see, kui kogu see ravikindlustus on riigieelarve finantseerimisel. Ilma sihtotstarbelise maksuta, kust riik selle maksu korjab? Selleks on Egoni järgmised tulevased, nüüd järglased, eks ole, on Lemmi, oleme kõik olemas, laske neil teha oma tööd, kui nad leiavad, saavad sellega hakkama. Aga selle solidaarse osa me peame tegema ja siin lihtsalt me teeme selle ülesandele lihtsalt liiga raskeks, kui me läheme selle maksudega. Ajalugu ütleb ka seda, et meil on tegelikult ju nüüd 30 aastat riiki olnud, ravikindlustus on läbi sihtotstarbelise maksu olnud finantseeritud. Politsei ei ole, õpetajad ei ole. Seal on ka omad probleemid, igal juhul on. Aga ma ütleks, et need kuidagi nagu suuremad on või et neil nagu pigem on neil lihtsam olnud juurde kaubelda, neil ei ole seda lage ees olnud, et aga seda 13% lage, eks ole, kuskilt ees. See on see mõttavalt. Aitäh, see on täiesti üks võimalus. Ja aitäh sellest, aga ma palusin seda kommentaariks sõna selleks, et see on võimalus välja öelda, et siis, kui seda 13% ravikindlustuse aluseks ja 90-91 toona Tervishoiuministeeriumis ja Rahandusministeeriumis arvutati, siis mulle need toonased arvutajad ütlesid kuskil 90ndate lõpul, et protsent, millega nad välja läksid, oli 18 nagu sellesse esimestesse läbirääkimistesse ja 13 oli olla olnud absoluutne miinimum, et kui on nagu alla 13, et siis ei oleks ravikindlustust üldse tegema hakatud ja natukene ikkagi vaadati ka nagu tuleviku perspektiive, kuna arstid olid ju juures sellel asjal, siis nad muidugi arvestasid ka oma palkasid juba, et millised need võiksid tulevikus olla, aga mitte liiga kauges tulevikus. Et aga et kuskile 18 ja 13 vahele nad siis asusid neid läbi rääkima. Lemmi Oro. Öelda seda arvutust täpselt sellel ajal, sest siis ma töötasin alles Maksuametis, ei olnud veel ministeeriumis. Aga kohatu märkus küll, aga me ei usalda poliitikuid. Ja see sihtotstarbeline maks on sellepärast hea, et siis on millegagi püsivalt arvestada. Et selles asjas on selline asi või vaadake näiteks, kuidas praegu haigekassasse lisaraha pandi. Miks seda siis ei pandud nii, et paneme iga aasta riigieelarves? Ei pandud niimoodi, pandi mittetöötavate pensionäride eest. See on fikseeritud asi, see on tagatud asi, kui me teeme haigekassas prognoosi, palju me suudame finantseerida. Et selles on minu nägemust järgi arusaama järgi see sihtotstarbelise maksu mõte. Jah, ma olen kuidagi nõus, et teoorias ei peaks nii olema, aga tegelikult elus meil on maksukorraldusseaduse järgi riiklik maks, aga tegelikult on ju sundkindlustus sisu poolest. Me ei ole seda maksukorraldusseadusest niimoodi välja võtnud ja teistmidi ringi tõstetnud. Ega see töötuskindlustus on ju sisuliselt samasugune nagu sotsmaks, nüüd lihtsalt nüansid on sellised. Aitäh! Ja meil on ka siis üle interneti tulnud uut infot, Margus. Ma jagan siis neid, nimetame neid tweetideks, mis meil on tulnud, nii palju ei olegi siin võib-olla küsimuse aspekti juures. Et üks on see, et jällegi kõik 3 tükki on anonüümsed, aga kas oleks ehk mõistlik tuua sisse ka omavastutuse aspekt? See aitaks ehk edendada ka tervisekäitumist ja tõstaks tervena elatud aastaid. Juba olid slaidide peal see 25%, et tegelikult ta on, aga ju siis mõeldakse inimese personaalset omavastutust. Siis on õhku visatud ühesõnaline küsimus, varamaks ja küsimärk, kas see ei ole lahendus. Ja 3. on lihtsalt desperatiivne hüüe tühjusesse, et üleriigilise digiregistratuuri kaudu eriarstile aja leidmine on sageli võimatu missioon. Pole tasulist ega tasuta aega, kaob motivatsioon ja usk ravikindlustusse. See on see kurbloolisus.
jah. jah, aitäh, oskab keegi neid tweet'e, repliike kommenteerida? Muidugi, suu on soojaks räägitud, eks ole. Et see, kui digiregistratuuri kaudu ei ole ei tasulist ega tasuta aega, see on sümptom teisest probleemist, mis puudutab meie tervishoidu sõltumata sellest, kas me rahastaksime seda rohkem erakindlustusest või rohkem haigekassast. See on arstide ja õdede puudus. Et mis on meil üks arstiabi kättesaadavust piirav tegur ja see kasvab ajas, nii et meil on, ja selleks, et me oma arstitõest näiteks Soomest, et kus on meie kõige suurem reserv, tagasi saaksime, siis see on meil jällegi vaja lisaraha. Ja see on koht, kus me ei saa öelda, et aga töötage intensiivsemalt, sellepärast et meie arstid, kes tulevad Soomest Eestisse tagasi, lähevad sinna tagasi, sellepärast et nad ei pea siinsele intensiivsusele vastu, nad lähevad tagasi Soome. Me oleme ja teiselt poolt jälle me inimestena, kui me läheme arsti juurde, me ootame, et meiega räägitakse. Seletage, mis minuga tehti, seletage, kuidas ma seda võtma pean, mida insult mu jaoks tähendas, mida tähendab see minu lähedase jaoks. See, et keegi meile seda seletab, see tähendab inimaeg, kes meile seda seletab. Me võime internetist lugeda palju tahes, aga me vajame seda meditsiini tundvat inimest, kellega asjad ja võimalused läbi arutada. Et see on see tervishoiu paradoks, et tehnoloogiline areng siin ei too kaasa samasugusta inimese asendamist masinaga, nagu meil poekettides on, eks ole, iseteeninduskassad. Et ei toimu samasugust asendamist, et me ise oleme need kassapidajad, ükskõik kuidas me tahaksime. Et seda tahtsin kommenteerida. Mis see esimene oli sealt? Et süsteemi vaates tervikuna Magnus juba näitas, eks ole, meil see erarahast, kõige rohkem eraraha on ravimid ja hambaravi. Me oleme teinud pingutusi selleks, et inimesed, kes vajavad väga palju ravimeid, saaksid nad välja ostetud niimoodi, et ei oleks seal rahalist barjääri ei tekiks, sest nad kipuvad olema ka, eks ole, haiged ja madala sissetulekuga inimesed seetõttu, et nad on haiged. Aga üldiselt lihtsalt siia mõtiskluseks, et kui palju siis oma vastutust võiks nagu tervisekäitumist nagu tagasi hoida, et kui ülekaaluline inimene, kui palju tema hakkaks jälgima nüüd oma toitumist ainult teadmisega, et 10 aasta pärast ma pean 10% oma raviarvest ise kinni maksma või 50% oma raviarvest ise kinni maksma. Ja siia juurde veel teadmine, et ülekaalulisust mõjutab toitumine lapseeas. Lapseeas mõjutab sinu toitumist eelkõige sinu ema toiduvalikud või isa, eks ole, jah. Et on Eesti enda pealt tehtud uuringud, mis on nagu Eesti inimesed on osalenud nendes uuringutes, kus siis on nagu suurem andmete kogum kokku pandud üle Euroopa, mis näitavad, et meie risk ülekaalulisusele saab alguse juba selles, kuidas toitub ema, kui ta meid ootab. Ka see on juba väike komponent. Ja siis sinna juurde öelda, et aga 50% raviarvest, kui sa kinni maksad 5 aasta pärast, et see motiveerib meid siis jõudma nagu kehamassi indeksini seal rohelises vahemikus. Arve tuleb emale saada. Just, et see on keerulisem, et seda on lihtsam öelda, kui päriselt elus teha. Mitte ükski laps ei ole esimest korda kanepit proovinud 15-aastaselt, mõeldes, et minust saab narkomaan, et minust saab sõltlane, et nii on, et meie tervisekäitumist mõjutavad nii paljud rohkemad tegurid
ja võimsamad tegurid sel hetkel, kui meie tervisekäitumine kujuneb välja, kui seda on raviarve 40-aastasena. Sul oli üks provokatsiooniline repliik ka, ühesõnaline varamaks. Et Maris, et miks te selle täiendava maksuvõimalust vaatasite üüriturudelt ja väikeettevõtte dividendid? Võtame siin mõne varaka. Jaan on ära läinud. Ma rõõmsasti selle asja põrgatan ma rõõmsasti Lemmile, sest ma ütlesingi, et meie püsisime seal oma liistude juures, ja saime, ei pidanud puudutama ei automaksu, varamaksu ega ühtegi teist, öeldes, et meie süütult siin ainult tervishoiu ja tervishoiu rahastamisega tegeleme. Lemmi, kas te kommenteerite seda? Noh, mis on mõistlik ja mida poliitikud otsustavad, et selle autoga on nagu on, et te läksite siin kõik põlema selle Rannoga eesotsas selle erisoodustuse peale, aga noh, kui arvutada, et kui selle tööandja juures oleva auto, millel pole tööga miskist pistmist, ehk ma isiklikku autot hoian seal, kõik maksud ausalt ära maksta, siis saad ka poole odavamalt kui isikliku maksustatud raha eest koos käibemaksuga auto osta, selle me on ka välja arvutanud. Aga noh, meil on isegi juhtunud nii, et minu üks kolleeg on Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonnast töölt lahkunud, sest ta muudkui tegi kogu aeg mootorsõiduki maksuseaduse eelnõud ja kui 4. sahtlisse valmis pani, siis läks ära töölt, sest ütles, et temal tööl pole mingit tulemust nähtavat, ta ei jõudnud kunagi sellega rahanduskomisjoni, nii et nii palju siis automaksust, et igasuguseid põhjendusi leitakse siin, et veel nii palju, et meil oli kunagi mootorsõiduki aktsiis. See oli siis, kui minister oli Kallas, Siim Kallas. Ja siis me kaotasime selle ära, sest me kohe pidime sisse viima aastapõhise mootorsõiduki maksu. Tänaseni pole seda veel juhtunud. Kallas oli Rahandusministeeriumis 2000-ndatel, nii et iga asi võtab natuke aega. Nüüd kõik räägivad sellest kinnisvaramaksust, aga kinnisvaramaks on administreerimise mõttes väga kallis maks. Ja kui me ei taha maamaksu võtta, siis mis maks see siis kinnisvaramaks on? Kas me siis hakkame neid kodusid, siis hooneid maksustama ja alt olevat maad ei maksusta või? Et kus see kinnisvaramaksu võlu on ja kus see kinnisvaramaksu laekumine nagu on? Et nagu öeldakse, kurat peitub detailides. Suurelt on küll, Hardo Onson ütles, et lähme üle kinnisvaramaksule, aga kui ma taga natukene nagu vestlesin, siis ta rauges. Aga jah, mõistlik oleks, aga seda peab poliitikud otsustama. No võiks ka nii teha, kui ta oli küll sihtotstarbelise maksu vastu, aga inimesed maksavad ja maksukuulekus on parem, kui me ütleme, et jah, me viime mootorsõiduki maksu sisse, aga me finantseerime sellest näiteks haigekassalt ja siis sinu järjekord ei ole mitte 2 aastat, vaid on 1,5 aastat. No, ma ei tea. Aitäh. Aitäh. Margus, on seal tulnud veel midagi? Üks märkus on tulnud juurde. Jah, see puudutab nüüd rohkem mitte tulude korjamise, vaid kulude tegemise poolt, et Eesti probleem on süsteemi madal innovatiivsus, kuna 93% eriarstiabi rahast jagatakse ilma konkursita. HVA-s on see haiglavõrgu arengukava haiglatele ja digitaalseid lahendusi ei arendata. See oli mulle natuke keeruline, kas keegi tahab kommenteerida? Mul on ettepanek, et me teenusmajanduse koja kaudu teeme terve eraldi seeria neid üritusi ja võtamegi nad järgmine kord ette innovatsioon tervishoius, siis haigekassa lepingute sõlmimine, et see on, ja juttu jätkub ja ongi vajalik. Nii hea on, kui me räägime rohkem. Et meil hakkab ka aeg täis saama, et lõpetuseks võib-olla selline mõttekäik, et see probleem ei ole uus, et see elevant istub meil juba õige pikka aega kuskil seal kapis ja midagi ei muutu. Et Marisega siin rääkisime 5 aastat, kindlasti võib-olla isegi 10 aastat räägime sama asja, aga kuidagi ei juhtu. Et see probleem nagu läheb lähemale, see aasta 2030 läheb lähemale. Et mida me saaksime teha, et me nüüd 5 aasta pärast ei koguneks uuesti siia ruumi ja räägiksime täpselt samast asjast, ilma et vahepeal oleks midagi muutunud. Kas meil on võimalik midagi teha? Et seda debatti käivitades. Ometi me kõik ju tahame, et meie inimesed oleksid tervemaid ja eluaastad rohkem. Mis te arvate?
ma teen võib-olla otse lahti jälle eraosas, et ma arvan, et mis puudutab seda täienduse poolt siia, et väga palju tegelikult minust väga teha vaja ei olegi, et elu näitas, et kui see 400 euro nii-öelda pealt see erisoodustusmaksu osa ära kaotati, siis kohe läks eraravikindlustus käima ja ka muud asjad, et see sportimise soodustus ja kõik see motiveeris tööandjaid rohkem, eks on ju, et kui seda piiri natuke laiendada, suurendada, siis ma usun, et see läheb veel paremini nagu käima, läbi selle tõuseb tegelikult areneb Eestis ka eraravikindlustus kui selline, mida muudes maailmades on hästi kõrgel tasemel juba, eks on ju, see läheb paremaks ja see jõuab ka läbi selle tegelikult, see teadmine jõuab ka eratarbijani ja päeva lõpuks, kui me räägimegi, et ettevõtted ja inimesed ei tööta enam kuidagi koos või ei ole enam koos, et siis ka erainimene nagu hiljem oma eraasja tehes ostab seda nagu toodet, et siis probleem ei olegi, et riiklik süsteem jääb nii, nagu ta on. Ei, seal on probleem sellega tuleb ikka tegeleda, nagu, et ega see, nagu me ütlesime, see ei asenda seda, see täiendab seda. Aga miks ta ei asenda? Ma jällegi ei ole minu teema üldse, aga kas Ameerika ei proovinud seda, siis oli see Obamacare ja muud asjad, et seal üritati ju tegelikult, riik tuli eraasemele, eks on, ja seal tekkis hästi suur selline, nagu ikka see rikkad vaesed, eks on, ja kes kui palju saab lubada endale solidaarsuse moment kadus nagu ära, et see mulle ka tegelikult meeldib, et see peab olema ja ma olen ka nagu siin saalist tulnud inimesega nõus, et solidaarsuse moment peab jääma, aga me peame aru saama, kus see on ja mis meil selleks siis vaja läheb ja kuidas seda nagu teha. Ja see peab toimuma efektiivselt, see peab toimuma nagu hästi. Et mina isiklikult arvan, et arstid riigi tasemel, et arstid, politseinikud, päästeametnikud, õpetajad võiks olla meil ühed paremini tasustatud isikud riigi tasemel, eks on, et kuna nemad on hästi olulised, aga see seal taga on hästi palju agasid ja muid ja kuidas see käib, eks. Aga Egon, mis me saame teha, et me siin edasi liiguksime? Ma arvan, esimene asi on see, et tegelikult tuleb teha otsuseid, et kui teada, et see probleem on olemas, tuleb otsustada. Ma arvan, et see tükk on nii suur, tegelikult tuleb teda tükeldada. Et siin on väga palju erinevaid tahke, et ma arvan, et tuleb ka tükeldada ja teha need otsuseid ja hakata nagu liikuma. Ja eks selle käigus ka selgub, mis asi töötab paremini, mis nagu halvemini. Aga ma ikkagi omalt poolt rõhutaksin seda, et mina ei ole sellise maksutõusu pooldaja. Ma arvan, et ikkagi peab olema surve, et riik tervikuna vaatab enda sisse, tuleb leida lahendusi seal, ka tervishoid peab vaatama sinna sisse, ma kordan ennast, et kogu kulude struktuur ja kogu tervishoid on hästi palju ikkagi reaktiivne, et midagi juhtub, siis ta hakkab tööle. Mina arvan, see on probleem. Ja nii kaua, kui me seda mudelit ehitame, siis tegelikult meil ongi ainult see kulude struktuur. See ei ole lihtne ülesanne, tõenäoliselt tuleb leida ka seal tasakaalu, et leida. Ja siis minu meelest üks mõttearendus, mis mulle, kui ma loen ka neid analüüse ja kuulan, siis me justkui ütleme, et need uued töövormid, need on justkui nagu halb. Või mitte halb, aga kuidagi selles kontekstis, et võtab siit raha ära. Tegelikult see uued töövormid ongi, inimesed on innovatiivsed, ja see on ka maailm, et ta kohaneb, ta muutubki teistsuguseks, et me peaks seda poolt hoopis toetama, et meil oleks innovatsiooni, inimesed oleks rohkem ettevõtlikud ja tegelikult läbi selle ju tuleb tulubaas, mitte see, et meil on see Bismarcki mudel, et suured tehased eluaeg tööl, et see ei ole see tänane maailm, maailm on kiire ja ma toetan kindlasti seda mõtet, et innovatsiooni tekitab konkurents. Kui me ütleme, et meil on üks hea süsteem riik, siis me tegelikult ütleme eos, et siin ongi kogu innovatsioon, monopolism ja tegelikult ei ole innovatsiooni. Kui on konkurentsi, siis tekivad mõtted, tekivad teistsugused vaated, see nii on. Magnus? Lõpuks on küsimus, asjade sümbioos on see kõige olulisem, et ühte võluvitsa ei ole või et ühte lahendust, et nagu kuuli, et me nüüd lahendame sellega ära. Iseenesest on vaja ka raha juurde, et mingeid asju teha. Teisalt on vaja efektiivselt võib-olla ka suurendada, kas või see tulemuspõhise rahastusega, et ei rahasta enam lihtsalt ühte lõikust, vaid me rahastame seda, et mis see tulemus on lõpus on. Või et tegeleda inimeste tervisekäitumisega. Kas tõesti see, et ta ise vastutaks mingise ravikuludest, et see on väga keeruline maailm, sest et see lõpuks ei tea, mis põhjusel see nii on. Nagu Maris ütles, et juba lapsepõlvest on mingid asjad seotud või mingid on kaasa sündinud. Aga ikkagi see tervislikkuse poolt suunata läbi teiste meetmete
me lihtsalt oleksime lõpuks tervemad ja olekski kulu vähem, aga et meil lihtsalt on tööealisi ja vanemealiste suhtarv pidevalt läheb nii vanemealiste poole, nii et ikkagi peame tegelema ka kogu selle rahastuse süsteemi ülesehitusega, et kuidas me seda siis, mis allikatest me saame, sest praegune süsteem pikaajaliselt ei tööta nii hästi, kui ta on varasemalt töötanud. Aitäh ja Maris, sul on viimane sõna. Aitäh. Et korra Egoni jutust järge üle võttes, et mina ei ole küll lugenud ühtegi analüüsi, et kus seda paindlikke töövorme nagu sellise pahana oleks näidatud ja seda kui rääkis nendest, siis ei olnud ka see niimoodi ja samuti ma ise ju lausa alustasin sellest, et ma ütlesin, et ei ole enam aastat 1883 ja seetõttu meie süsteem vajab muutusi, kuna praegu on aasta 2021 ja me peame valmistuma aastaks 2030 ja selge, et me ei saa toetuda 1883 aasta taga lootud süsteemile. Seal on omad elemendid, aga on vaja midagi muud ja paindlikud töövormid on üks osa sellest ja me peame oma kindlustussüsteemi sellele kohandama, mitte vastupidi. Mida mina siit kaasa tänasest võtan, on see, et ilmselgelt seda tervishoiu rahastamise reformi juttu peaks ajama suuremas maksureformi kontekstis, et see nagu tundub küll, et on siin tänastest küsimustest ja repliikidest, et aeg on küps ka suuremaks maksureformiks ja siis meie jällegi tervisesektori poole pealt peame siis silmas, et kuidas tervishoiusektori jätkusuutlikkus meie kõigi jaoks, eks ole, sellest saab siis esindatud parimal moel. Viimane väike infokilluke ainult, et kui me räägime, kuhu läheb tervisesektori raha, siis kõige suurem osakaal tervisesektori rahast on palgakulu. Arstid, õed, hooldajad ja teised. Nii et seal ja sinna mina säästuettepanekuid ei esita, ma näen seal pigem vastupidist. Aitäh. Ja Margus? Ma ütleks siia koja juhatuse poolt ka ühe sellise lõpukommentaari veel, et ega meil ka ei olnud ju lootust tänast teemat välja kuulutades ja tänaseid esinejaid kutsudes leida kohe siin ja täna see hõbekuul. Aga meil oli üks väga kindel mõte, et me tahaksime, et see tänane arutelu ja siit kõlama jäänud mõtted nii-öelda kuidagi leiaksid väga kiiresti mingisuguse peegelduse ja vastukaja peaminister Kaja Kallaselt, sotsiaalminister Tanel Kiigelt, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuselt, sest et keegi meist koja liikmetest ega ettevõtjatest ei taha olla mingisugusel päeval X positsioonis, kus me kuuleme lihtsalt neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et me otsustasime nüüd dividende lihtsalt natukene maksustada. See, mida Kristel just välja tõi, et see ongi nagu see funktsionaalse lugemise oskus, et kes seda ettepanekut kust otsast vaatab. Kes vaatab nagu meditsiiniprobleemide lahendamisena, kes vaatab sellena, et upsi-tupsi, tulumaksuseadust on sisuliselt muudetud ja tõstetud maksumäära. Ei tulema sotsiaalmaksulagi, aga tuleb hoopis juurde. Ja, nii et selles mõttes loodame, et see tänane arutelu siin viis meid vähemasti selles suunas, et praeguses valimiste eelses poliitikute amokijooksu ajas saab ehk ka neid küsimusi küsida ja neile asjadele ka vastuseid saada ja see debatt kuhugile edasi jõuaks. Aga võime siis omalt poolt öelda, et debatt siin veel jätkub kuni kella 6, Margus on mul õigus, siis vabas vormis ja näost näkku. Omalt poolt ma väga tänan koda selle hästi põneva võimaluse eest siin laval olla nende põnevate inimestega. Ma tänan kõiki, kes te kaasa elasite, eriti kes küsisid, eriti Lemmi Arot ja ma loomulikult kõiki paneliste, ma arvan, nad on kõik ära teeninud aplausi. Võime ära tulla, jah? Aitäh! Lubasin kõigile külalistele, et saada. Aitäh! Okay. Nagu
Igor ütles, on kõik oodatud veini ja suuguste lauda omavahel.